Novorossijski mereväe sadam Krasnodari Krimmis on praegu Venemaa jaoks kõik. See on ainus sadam, kust Venemaa saab eksportida naftat ja teravilja Musta mere ja Aasovi mere kaudu ülejäänud maailma. Musta mere laevastik uus kodusadam pärast seda, kui see aeti välja Krimmi Sevastopoli sadamast. Kui Novorossijsk langeb, kaob koos sellega ka see, mis Venemaa mereväe kohalolekust Ukrainas alles on. Ukraina teab seda. See andis Novorossijskile tugeva löögi. Hiiglaslikud tulekerad on Novorossijskis olulised objektid kaardilt pühkinud. Ukraina lõhkus just sadama ja sellega kadus ka eluliin, mis hoidis Vene sõjamasina südant töös. Eelmisel ööl viisid Ukraina kaitsejõud läbi ainulaadse operatsiooni, mille sihtmärgiks oli Novorossijski mereväe baas. Vene laevastiku viimane suurem tugipunkt Mustal merel, rohkem kui 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi 12. augusti X-postituses. Ukraina ei hoidnud end tagasi. Reaktiivmootoriga õhudroonid, mehitamata meresüsteemid ja hulk Neptun-rakette koondusid kõik ühele sihtmärgile, hävitades kõike, alates kailadest kuni õhutõrjepositsioonide ja sadamataristuni. Novorossijsk on šokis. Meremehed ja sadamatöötajad ei suuda uskuda, et Ukraina rünnak mitte ainult ei murdnud läbi sadama kaitse, vaid suutis ka nii palju kahju tekitada. Ja mitte kusagil ei tunta seda valu sügavamalt kui ühes varas, mida Vladimir Putin pidas Venemaa jaoks sõjavõitjaks, Musta mere laevastikus. Sellel laevastikul oli väga halb öö. Ukraina lakkamatu öine rünnak on mängust välja löönud 4 Venemaa sõjalaeva, tagades, et Venemaa ei saa neid enam kunagi kasutada Ukraina ähvardamiseks Mustal merel ega rakettide tulistamiseks Ukraina territooriumile. Laevaade hulgas, mida Ukraina tabas, olid ka 2 projekti 11 356 fregatti, teatab Euromiden Press. Admiral Essen ja Admiral Makarov, mis on ühed uuematest raketiristlejatest, mille Venemaa on Musta mere laevastikku toonud, põlevad pärast Ukraina rünnakuid. Mõlemad laevad on surmavad. Need on võimelised tulistama kaliibri tiibrakette, mille laskekaugus ulatub kuni 2500 kilomeetrini. Võivad kanda 450 kilogrammist lõhkepead ja arvatakse, et need võivad olla ka tuumavõimekusega. Need laevad on võtmetähtsusega mereväe strateegias, mida Venemaa on sunnitud Mustal merel järgima. Hoida need laevad võimalikult kaugel Ukrainast ja rünnata kaugelt. Ukraina suudab samuti kaugelt rünnata. Ta tõestas seda just ning 2 Venemaa parimat raketiristlejat said nüüd omaenda rohumaitset tunda. Need 2 ristlejat ei ole ainsad raketilaevad, mida Ukraina oma öises rünnakus tabas. Ka raketilaev Bajan M läks tule all põhja. See laev, mis suudab samuti lasta välja kaliibertüüpi tiibrakette, ei pruugi olla nii uus ja läikiv kui 2 projekti 11 356 fregatti, mida Ukraina tabas. Kuid see on Putini raketirohkes strateegias sama oluline. Ja lõpuks, väikese boonusena hävitas Ukraina ka patrull-laeva Vassili Bõkov, mida Ukraina droonid on varemgi külastanud. See alus ei pruugi olla kõige olulisem Vene sõjalaev, mida 12. augusti varahommikul tabati. Kuid juba ainuüksi see, et laev pihta sai, kinnitab sõnumit, mille Ukraina just Putini pähe tagus. Musta mere laevastik ei ole Novorossijskis enam turvaline. Tegelikult ei ole ka Novorossijsk ise turvaline. Lisaks laevadele on seal ka põlengud. Kaadrid levivad juba Telegrammis ja X-is. Neid jagavad sõltumatud Vene väljaanded, kes riskivad kõigega, et näidata, mis tegelikult juhtub, kui Venemaa väidab, et on tõrjunud Ukraina droonirünnaku. Excelonova Plussil on fotod ja videod tohutust tulekahjust, mille Ukraina rünnak Novorossijskis põhjustas. Ühes videos on näha rünnakut tegevuses, samal ajal kui kuuleme kõrvulukustavat plahatust, mis kostab, kui üks Ukraina laskekehadest tabab sihtmärki. Kraimin Vindi Telegrammi kanal pakub rohkem teateid tulekahjude kohta, tuues selle tõestuseks välja satelliidipildid. Ukraina droonid ja raketid põhjustasid tulekahjusid sõjasadamas, kus asuvad Musta mere laevastiku laevad, administratiivhoones ning Šeskaris oil terminali kai ääres sadamas. Võib-olla on selleks tulekahju kütuseks nafta, mis on selles terminalis hoiul, või isegi tankerid, mis seda naftat kogusid. Tuli möllab endiselt Venemaa tähtsaimas Musta mere sadamas. Tehtud kahju on jõhker ja tahtlik. Ainuüksi selles piisaks, et kõik pealkirjad endale haarata, kuid just rünnak ise on tõeliselt eriline. See polnud tavaline Ukraina droonirünnak, kaugel sellest. Nagu Volodõmõr Zelenskõi ise välja tõi, kasutas Ukraina Novorossijski ründamiseks kõiki võimalikke vahendeid. See oli totaalne pealetung, milles kasutati 400 drooni. See oli üks suurimaid üksikrünnakuid, mille Ukraina on seni sõjas läbi viinud, ja see jääb riigi ajalukku kui üks muljetavaldavamaid koordineeritud rünnakuid.
Ukraina lõi just omaenda tegevusplaani, kuidas kombineerida õhu- ja mereväge, et tabada Venemaad kõige valusamast kohast. Ning me teame täpselt, milliseid relvi selleks kasutati. Ukraina Poljanitsa rakettdroon oli selle operatsiooni tõeline staar. Reaktiivmootoriga ja süsteem, mis suudab lennata kuni 650 kilomeetrit, kannab 100 kilogrammist laengut ning selle kruiisikiirus on 900 kilomeetrit tunnis. Lennates vaid 15 meetri kõrgusel maapinnast. On seda äärmiselt raske peatada traditsiooniliste õhutõrjesüsteemidega. Ukraina teadis täpselt, mida ta teeb, kui ta selle drooni kasutusele võttis. Ja mitte ainult selle poolest, kui tugevalt see droonrakett võib tabada. Poljanitsa on traditsioonilise leiva nimi Ukrainas. Novorossijsk on Venemaa teravilja üks tähtsamaid ekspordisadamaid. Leib leiva vastu Novorossijsk on tuhaks põlenud. Poljanitsa osutus üheks 15 erinevast relvasüsteemist, millest igaüks oli Ukrainas projekteeritud, arendatud ja toodetud ning mida kasutati Novorossijski öises rünnakus. Kyiv Post kirjeldab teisi oma 13. augusti raportis. Poljanitsale lisaks olid õhudroonide seas ka Mish, Sitseng, Trost, Bobert, Dovbush, Karjok, Ramsey, Firepoint ja Lütši droonid. Venemaa õhutõrje ei oleks teadnud, mida esimesena sihikule võtta, või Ukraina paljastas oma kaugmaa drooniprojektide tegeliku ulatuse, näidates Putinile, kui kaugele on jõudnud riik, mis pidi kunagi olema võimetu Venemaad tabama. Ukraina kasutas lisaks Poljanitsale ka teisi drooniraketi hübriidsüsteeme. Nende seas oli ka Peklo. Esimest korda anti see droonrakett Ukraina vägedele 2024 aasta detsembris. See suudab lennata kuni 700 kilomeetrit ja selle tippkiirus on samuti 700 kilomeetrit tunnis. Bars on sarnane, selle lennuulatus on kuni 800 kilomeetrit. See suudab kanda 50-100 kilogrammi kaaluvat lõhkepead ning liigub sihtmärkide poole turboreaktiivmootorite abil. Nagu droonidest ja droonraketi hübriididest veel vähe oleks, saatis Ukraina lahingusse ka oma pikamaa Neptun raketid. United 24 Media kirjeldas seda kui kaugmaa tiibraketti, mida Euroopa siiani teha ei suuda, juba oktoobris 2025. Long Neptune ehk RK-360L, kui tehnilist nimetust kasutada, on Ukraina Neptun T-rakettide pikema tegevusraadiusega versioon. See oli ka kõige võimsam õhurakett, mille Ukraina 12. augustil Venemaa suunas saatis. Umbes 1000 kilomeetrit läbida suutnud rakett oleks võinud hõlpsasti Novorossijskini jõuda. Long Neptune kannab 260 kilogrammist lõhkepead ning arvatakse, et sellel on sarnane juhtimissüsteem nagu Scalp ja Storm Shadow rakettidel, mida Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on Ukrainale saatnud. Ukraina geniaalsed tehnikud pidid need raketid pöördprojekteerima ja välja mõtlema, kuidas midagi sarnast arendada, ainult et suurema tegevusraadiusega. Ja lõpuks olid veel meredroonid. Venemaa võis oodata kurikuulsat Sea Baby drooni. Selle asemel said nad Ukraina Sargani ja Mamai mehitamata pinnalaevad. Esimese tehnilised andmed on endiselt salastatud, kuigi juba aprillis spekuleeriti, et Ukraina oli Mustale merele saatnud kuulipildujaga varustatud Sargan 3000 drooni. Me teame, et neid droone saab varustada ka rakettidega, nii et võib-olla oli just see vastutav mõne Ukraina droonraketi hübriidi tulistamise eest Novorossijski suunas. Miks saata raketiristveja tegema droonitööd? Me teame Mamai kohta veidi rohkem. Juba 2023 aasta detsembris nimetas Militarni seda meredrooni Musta mere kiireimaks asjaks, kuna see suudab saavutada tippkiiruseks umbes 59 sõlme. Lisa sellele 450-kilone lõhkepea ja saad drooni, mis suudab kõike kinni püüda ja tugevalt tabada. Mitte et Venemaa kahjustatud laevad oleksid üritanud põgeneda. Neid tabati siis, kui nad peitusid ainsas Musta mere sadamas, mida Venemaa pidas turvaliseks. Rünnak Novorossijskile oli nii tõsine, et Venemaa võib kaaluda Musta mere laevastiku tagasi Sevastopolisse saatmist. See ei oleks hea mõte. Kui Novorossijsk mattus põrgutule vaiba alla, olid Ukraina droonid samuti teel Sevastopolisse. Linna Kremli poolt määratud kuberner Mihhail Razvozajev väitis, et üle 30 drooni tulistati alla, kuid ta mainis ka, et kogu sadamalinnas olid puhkenud tulekahjud. Hiljem Pravda raporti kohaselt tabas Sevastopolit ulatuslik elektrikatkestus, mis viitab sellele, et mitte kõiki Ukraina droone ei tulistatud alla. Mõned neist tabasid elektritaristut, mis on kena väike meeldetuletus Musta mere laevastiku jäänud laevadele, et neil pole kuhugi põgeneda, kuna nüüd on ka Novorossijsk sihtmärgiks. Muidugi, nad võiksid naasta Sevastopolisse, kuid Ukraina õhu- ja merevägi suudab nad seal Krimmi sadamas sama lihtsalt, kui mitte veelgi lihtsamalt üles leida. Razvozajevi avaldus polnud ainus Vene vastus, mille saime pärast tööd, mis purustas kogu selle mereväelise jõu, mida Putin arvas endal Mustal merel veel olevat. Krasnodari oblasti kuberner Venjamin Kondratjev teatas, et Vene õhutõrje tõrjus tagasi massiivse rünnaku, milles osales mitusada Ukraina relvajõudude drooni. Oota korraks, mis?
kuidas te need tagasi tõrjusite? Kas te tulistasite nende pihta füüsiliselt, raketiristlejaid ja sadama? Sest see on ainus põhjus, mille peale me tulla oskame, miks need droonide tõttu, mis väidetavalt tõrjuti, põlevad. Võib-olla on Venemaa õhutõrjeprobleemid tõesti nii tõsised. Kondratjev ei maininud põlevat sadamat ega hävitatud laevu. Selle asemel eelistas ta rõhutada, et Venemaal õnnestus küll mõned lendkehad alla tulistada, kuid nende rusud kukkusid 21 elumajale ja põhjustasid kannatanuid. Ukraina ei rünnanud neid sihtmärke tahtlikult. Venemaa tegi teadliku otsuse tulistada droone ja rakette alla omaenda inimeste kohal. Venemaa väidab, et pärjus Ukraina rünnaku tagasi. Tegelikult ei teinud ta seda. Ja selle läbikukkumise hind on palju suurem, kui sa esialgu arvatagi oskad. Novorossijsk ei ole lihtsalt suvaline sadam. See on Venemaa jaoks Mustal merel kõik. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et vaatad sõjasaadet. Kui saad meie kanalilt uusi teadmisi, siis meil on tulemas veel palju videoid. Ära unusta tellida ja teavitused sisse lülitada, et sa ühtegi videot maha ei magaks. Alustame millegagi, mida oleme varemgi maininud. Novorossijsk on Musta mere laevastiku uus kodu. Venemaa ei soovinud kunagi, et sadam võõrustaks tema sõjalaevu. Ta oli sunnitud Sevastopoli asemel ümber kolima Novorossijskisse, kuna Ukraina laastav kampaania oli hävitanud. Või tõsiselt kahjustanud umbes kolmandiku laevastikust, mida Putin arvas, et suudab Musta merd valitseda. Suurem osa Ukrainast põhjustatud kahjus toimus 2023 aasta lõpuks, mis ajendas otsust muuta Novorossijsk Musta mere laevastiku peamiseks baasiks. Kogu 2024. ja 2025. aasta jooksul tegid sõjalaevad vastupidist sellele, milleks nad olid ehitatud. Nad purjetasid nii kaugele Ukrainast kui võimalik, jättes 2025 aasta keskpaigaks Sevastopoli Musta mere laevastiku poolt praktiliselt hüljatuks. Novorossijsk oli meeleheitlik valik. Jah, see on tohutu sadam, kuid see on ehitatud kaubalaevadele, mitte sõjalaevadele. Seal puuduvad remondirajatised ja kuivdokk. Novorossijsk on samuti avatud karmimatele mereoludele, märgib Defense Viewpoint, mis tekitab omakorda hooldusprobleeme. Siiski polnud Venemaal valikut. Enne Ukraina rünnakut töötas Venemaa isegi välja plaane Musta mere laevastiku alles jäänud juhtimis- ja kontrollüksuste ümberpaigutamiseks Sevastopolist Novorossijskisse. Seda kinnitab Kyiv Independent, kelle sõnul sunniti alla surutud ohvitsere sisuliselt korraldama oma perede ümberpaigutamist ja müüma vara, mida nad ei saanud üleviimise eel kaasa võtta. Selle kõige ainus positiivne külg on see, et Novorossijsk, kuigi kindlasti mitte Ukraina droonide ja rakettide haardeulatusest väljas, pidi olema Sevastopolis turvalisem. Krimm on sõjatsoon ja on seda olnud juba mõnda aega. Vähemalt Novorossijskis oli väiksem tõenäosus, et Musta mere laevastikku tabab massiivne rünnak, mis hävitab laevad ja jätab kogu sadama leekidesse. See ei läinud Venemaa ja selle vaevleva laevastiku jaoks kuigi hästi. Novorossijsk ei ole enam turvaline. 300 kilomeetrit pole Ukraina uusimatele droonidele, rakettidele ja meredroonidele praktiliselt mingi vahemaa. Sabam ei ole kättesaamatu. Ukrainal kulub lihtsalt veidi rohkem aega, et oma tulejõud kohale tuua. Ja nüüd, kui oleme just näinud, kui võimas võib olla Ukraina rünnak Novorossijski vastu, võime kindlalt öelda, et Ukraina on Mustal merel võitmas. Kõik, mida Venemaa laevastik nüüd teha saab, on loota oma kahanevale raketiristlejate laevastikule, et rünnata kaugelt. Ja kui mõni neist ristlejatest pihta saab, juhtub see sadamas, kus puuduvad remondirajatised, et see taas töökorda saada. Kassa ja targu võib Novorossijsk saada Venemaa Musta mere laevastiku hukatuseks. Kuid nii valus, kui see ka poleks, Putinile ja tema Kremli kaaslastele on Venemaal veel üks palju tõsisem probleem, millega tuleb tegeleda. Novorossijsk on eelkõige kaubasadam. Ja kui selline sadam põleb, ei saa Venemaa oma naftat ja teravilja ülejäänud maailma viia, mis tähendab, et Kremli sõjakassast jääb palju raha saamata. Venemaa on kasutanud Novorossijski oma varilaevastiku keskpunktina kogu Ukraina vastase sissetungi vältel. Ballast Markets pakub 2024 aasta põhiandmeid, teatades, et Novorossijsk on laevaliikluse põhjal maailma 77. suurim sadam. 2024 aastal registreeriti sadamas umbes 4478 laevakülastust, millest 1578 olid naftatankerid. Võite mäletada, et mainisime varem Šeskarüüsi naftaterminali. Pidage see terminal meeles, sest see saab kohe oluliseks. Ballast Markets teatab, et Novorossijski peamine kaup on toornafta, mis moodustab 45% kõigist laevakülastustest. Järgnevalt on rafineeritud naftatooted, mis moodustavad 25% laevakülastustest, seejärel teravili, kivisüsi ja metallid, millest igaüks moodustab 15% laevakülastustest. See on kaubasadam. Ja see on sadam, kus 75% registreeritud liiklusest tuleb Venemaa varilaevastikust. Igal aastal liigub Novorossijski kaudu kaupu miljardeid dollareid väärtuses. Selle kaubanduse kaudu teenitud tulu saab Kreml maksustada ning see raha suunatakse Venemaa sõjapingutustesse.
Nüüd meenutame Šeskarööd. Lisaks Musta mere laevastiku sõjalaevale, mille Ukraina hävitas 12. augustil, võis just see naftaterminal saada öisest rünnakust kõige suuremaid kahjustusi. Militaarne teatab, et paljud tulekahjud, millest me teile rääkisime, registreeritakse selle naftaterminali ümbruses. See tähendab, et Ukraina on just hävitanud selle Novorossijski osa, mis on pühendatud ebaseadusliku nafta laadimisele sanktsioonide all olevatele laevadele. Šeskaru terminal on Venemaa naftafirma Transnefti peamiste naftatorujuhtmete lõpp-punkt ning see on üks kahest suuremast tööstusobjektist Novorossijskis. Teine on Grozovaja, mis asub umbes 12 kilomeetri kaugusel. Šeskaru terminali läbilaskevõime on 75 miljonit tonni aastas ning seal asub tohutu mahutipark, mis suudab hoida 1,28 miljonit kuupmeetrit naftat. Kui peaksime kihla vedama, siis arvaksime, et praegu Novorossijskis tõusev leek on põhjustatud sellest, et Ukraina tabas otse seda mahutiparki. Ja see on probleem Venemaa jaoks. Mida rohkem nende naftat põleb, seda vähem raha nad saavad sõjamasinasse suunata. Kui Šeskaröö on rivist väljas, siis kuni 70% Venemaa nafta ja rafineeritud naftatoodete kaubandusest läheb sõna otseses mõttes suitsu, kuni Venemaa suudab tulekahjud kustutada ja parandustööd teha. Aga mida lähemalt vaadata, seda hullemaks probleem muutub. Oos naftaterminaliga on Ukraina droonirünnak sulgenud ka 2 teraviljaterminali Novorossijskis. Seda teatab Reuters, kelle sõnul on need terminalid ühed suurimad Venemaal. Ühe neist läbilaskevõime on 8,5 miljonit tonni aastas, ütles anonüümne allikas väljaandele, ning see on sunnitud oma tegevuse peatama, kuni uuritakse Ukraina droonide ja rakettide tekitatud kahju. Teine terminal käitleb aastas 7,1 miljonit tonni teravilja ning on samuti sunnitud kahju tõttu tegevuse peatama. See on ekspordikanal, mis käitleb kokku 15,6 miljonit tonni Venemaa teravilja ekspordist ja mis on nüüd ühe ööga täielikult suletud. Seega see, mida me nägime 11. augusti ööl ja 12. augustil, oli üks Ukraina muljetavaldavamaid lööke mitmel põhjusel. 15 erineva relvasüsteemi vaheline koordineeritus on lihtsalt hämmastav. Ukraina demonstreeris suurt osa, kuigi kindlasti mitte kõiki, oma kaugmaavõimekustest. Ja ta tegi seda viisil, mis edastas Venemaale plahvatusliku sõnumi ning tõi esile Ukraina paraneva võime koordineeritud kaugmaarünnakuid läbi viia. Siis on veel see, mida Ukraina tabas. Musta mere laevastik on veelgi nõrgenenud, laiendades veelgi Ukraina väidet Musta mere kontrolli üle. Kuid lisaks sellele on rünnakul teinegi tase, mis on tõenäoliselt juba Venemaale miljoneid dollareid maksma läinud ja see oleks veel tagasihoidlik hinnang. Nafta on põlenud. Teravilja ja naftaterminalid on kahjustuste ja tulekahju tõttu suletud. Venemaa õhutõrje oma tähtsaimal Musta mere sadamal ei suutnud midagi sellest peatada. Novorossijsk on nüüd sihtmärgiks saanud ning Ukraina muutub järjest paremaks kaugelt sihtmärkide tabamises. Venemaa kustutab tulekahjud, tehakse remonti. Kuid nad teavad ka, et kogu see töö võib hetkega hävida, kui Ukraina otsustab korraldada sarnase rünnaku. Eesmärk on nüüd muuta Novorossijsk Venemaa jaoks sama kasutuks, nagu Sevastopol on muutunud. Ukrainal on olemas nii õhu- kui merevõimalused selle saavutamiseks, sest kunani turvaline sadam on muutunud uusimaks Vene varaks, mis on sunnitud osalema sõjas, mille kohta Putin lubas, et see ei ületa kunagi Ukraina piiri. Putinimaine Venemaa suure kaitsjana on taas kord kahjustada saanud. Ukraina käib Wildberrisi kallal aina edasi. Venemaa suurima veebimüüja laod ja logistikainfrastruktuur põlevad jätkuvalt, kuna Ukraina pommitab neid droonide rahega. Ettevõtte tegevjuht on maruvihane. Venemaa ettevõtjad, kes sõltuvad Wildberrisist oma äriajamisel ja kliendid, kes saidilt ostavad, on veelgi vihasemad. Aga mis puudutab Putinit, siis tema on mures ja tal ongi põhjust muretseda. See on sellepärast, et Ukraina rünnakud Wildberrisi vastu ei seisne ainult ühe Venemaa suurima kodumaise e-kaubandusettevõtte purustamises. See läheb palju sügavamale. Need rünnakud on katalüsaatoriks millelegi, mida keegi ei osanud oodata. Vene majanduse täielik kokkuvarisemine. Kõigepealt suundume Rjazani. Selles linnas, mis asub vaid paarsada kilomeetrit Venemaa pealinnast Moskvast, asub Wildberrisile kuuluv 5. suurim logistikakeskus. Või peaksime ütlema, et see oli seal. Seda pole enam seal. See keskus, mis on osa tohutust võrgustikust, mida haldab ettevõtte, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazoni analoogiks, on varemetes pärast laastavat Ukraina droonirünnakut, mis selle purustas. Pärast rünnakut tõusis lao kohale must suits. Rünnak oli nii võimas, et rebis hoone katuse lahti ja süütas isegi lähedal asuva naftatöötlemistehase. Alustati erakorralist evakueerimist. Wildberrisi töötajad evakueeriti ja teatati isegi mõnest ohvrist. Kuid Ukraina jaoks oli peamine see, et see maksis Wildberrisile miljoneid, võib-olla isegi miljardeid dollareid.
Rünnakuga, mis oli osa suuremast strateegiast halvata halli turu hiidlane, mis mängib Venemaa sõjamajanduses suuremat rolli, kui Putin kunagi tunnistada tahaks. See, mis juhtus Rjazanis, on toimunud üle kogu Venemaa. Wildberriesi rajatisi tabatakse kõikjal. Numbrid varieeruvad, kuid tulemused on samad. 2. augustil teatas Technology.org, et Ukraina oli edukalt tabanud 11 Wildberriesi 25 Venemaa laost. New Voice of Ukraine märgis tabamuste arvuks 12. Tõenäoliselt seetõttu, et nad arvestasid ka 3. augustil toimunud rünnakut rajatisele Venemaa Vladimiri oblastis, mis leidis aset pärast Technology.org artiklit. New Voice of Ukraine ütles samuti, et see Vladimiri rünnak tähendas, et Ukraina oli tabanud ettevõtte 15 suurimast laost 12, mis viitab sellele, et Ukraina järgib strateegiat, kus esmalt võetakse sihikule suurimad rajatised, seejärel liigub edasi ülejäänute juurde. Tegelikult teeb ta seda juba praegu. 4. augustil toimus veel üks rünnak. Seekord tabasid Ukraina droonid 2 Wildberriesi ladu ning rünnati ka teist logistikaobjekti, mis väidetavalt kuulub ettevõtte võrgustikku Moskva lähedal. Seekord ründas Ukraina ladusid Tveri ja Peterburi piirkondades. Viimane rünnak raputab kindlasti Putinit. Peterburi on tema kodulinn. See on üks Vene krooni pärlitest ja peaks olema üks kõige paremini kaitstud linnu kogu riigis. Ükski neist asjadest ei omanud tähtsust 4. augustil, sest tundus, et linna Wildberriesi ladu ei olnud millegagi kaitstud. Ja isegi siis, kui me seda videot tegime, toimusid uued rünnakud. 5. august tõi endaga kaasa uudised rünnakutest Wildberriesi ladude vastu Tatarstanis ja Tulas, mille tulemused olid samasugused nagu viimastel nädalatel oleme näinud. Hiiglaslikud tulekahjud, suitsusambad, loendamatu hulk tooteid, mis pidid Wildberriesi kaudu müüki minema, hävisid. Selleks ajaks, kui sa seda videot vaatad, võib Ukraina olla korraldanud veelgi rohkem rünnakuid. Tehtud kahjusid alles hinnatakse, tõenäoliselt seetõttu, et need muutuvad iga päev, kui üha rohkem ladusid põleb. 4. augustil väitis AA, et Wildberriesi müüjate võimalikud kahjud võivad ulatuda juba 3,5 miljardi dollarini, millest Wildberries ei ole müüjatele midagi tagasi maksnud. Ettevõte on kulutanud umbes 500 000 dollarit kompensatsioonideks, kuid see raha on saadetud nende peredele, kes on saanud vigastada või hukkunud Ukraina rünnakutes. See ohvrite mainimine toob esile võimaliku moraalse halli ala. Venemaa väidab, et tsiviilisikud hukkuvad Wildberriesi rünnakutes. Just seda väidet esitab ka Wildberriesi tegevjuht, Venemaa rikkaim naine ja Putini toetaja Tatjana Kim. Avalduses, mis kõlab sama palju kui meeleheitlik palve Ukrainale lõpetada kui ka rünnakute hukkamõist, kuulutas Kim: meid rünnates varjavad terroristid oma põelisi motiive ja süüdistavad meid väidetavalt sõjaliste kaupade müümises. Aga te võite minna ükskõik millisele ülemaailmsele turule, nagu Amazon või Alibaba, ja vaadata, kas meil on midagi, mida neil pole. Terroristide tegudes puudub igasugune loogika, terve mõistus või ratsionaalsus, ja seda ei saagi olla. Mõned märkused selle avalduse kohta, Kim. Sõjaliste kaupade müügi puhul pole siin midagi oletatavat. Wildberries teeb seda, nad on seda teinud juba aastaid ja me näitame teile kohe, kui sügav see jäneseurg tegelikult on. Kuid kõige naeruväärsemad väited on viited ülemaailmsetele turgudele ja väide, et Ukraina rünnakutel puudub loogika. Kim võib rääkida Amazonist ja Alibabast nii palju kui tahab, aga ta jätab mugavalt tähelepanuta fakti, et kumbki neist pole Venemaal esindatud ning hoolimata sellest, mida nad müüvad, ei toeta kumbki aktiivselt Putini sissetungi Ukrainasse. Mis puudutab loogika puudumist, siis tegelikult on vastupidi. Loogikat on küllaga. Venemaa majandusteadlased võivad teile seda kinnitada, nagu ka meie. Nüüd lähme tagasi selle väidetava sõjaliste kaupade müügi teema juurde, mida Kim esile tõstab. Kyiv Post avaldas huvitava paljastuse selle kohta, mida Wildberries müüb, umbes samal ajal, kui Ukraina alustas oma rünnakuid Wildberriesi vastu. Enne neid rünnakuid võisid sa sisestada sõna droon ja leida tohutu valiku droone, sealhulgas Mavic 3 ja Mavic 4 droone, mida on lihtne muuta FPV löögidroonideks ning mis olid Wildberriesis laialdaselt saadaval. Samuti võis leida hulgaliselt kvadrokoptereid, mis olid märgistatud kui FPV, mis oli selge vihje sõduritele, kes kasutavad selliseid droone rindel. Natuke sügavamalt otsides oli võimalik leida nendele droonidele lastihoidjaid ja pommivabastusmehhanisme, mis olid sageli peidetud silmapaistmatutesse kategooriatesse, nagu elektroonika või autovaruosad. Ja Wildberriesi riiete osakonnas ei pidanud kaugelt otsima, et leida taktikalist varustust. Näiteks rinnarakmeid, mida kantakse kehaturvise peal ja mida saab kasutada vintpüsside salvede hoidmiseks. Wildberriesis oli isegi eraldi kategooria sõjalise erioperatsiooni jaoks.
Nagu me ütlesime, pole midagi oletuslikku selles, mida Ukraina väidab, et Wildberries müüb. Kuid me kasutasime selles väikeses lõigus minevikuvormi põhjusega. Wildberries on kõvasti tööd teinud, et eemaldada kõik nende esemete jäljed oma veebipoest. Ilmselt selleks, et toetada Kimi väidet, et Ukraina väidab, et Wildberries müüb sõjaväevarustust, kuid tal pole selle kohta tõendeid. 26. juulil teatas Kyiv Independent, et Wildberriesis müüdavad sõjaväekaubad peidetakse otsingu tulemustes. Kaubad on tehniliselt endiselt olemas, kuid Wildberries üritab jätta mulje, nagu neid poleks, muutes klientidel nende leidmise raskemaks. Täpsemalt on Wildberries hakanud peitma otsingu tulemusi märksõnadele nagu SVO, mis on erisõjalise operatsiooni venekeelne lühend. See on nõrk katse varjata seda, mida platvorm on varem müünud ja müüb ka praegu, kui piisavalt hoolikalt otsida. Enne Ukraina rünnakuid andis otsing kõik SVO jaoks üle. 200 000 tulemuse, kirjutab ajaleht Moscow Times. Nüüd pole enam midagi. 0. Mitte midagi. Aga siin on üks konks. Tegelikult on Wildberries lihtsalt musta nimekirja lisanud lühendi SVO. Kõik tooted, mis selliste otsingute puhul varem välja ilmusid, on endiselt Wildberriesis saadaval, ütleb United 24 Media. Lihtsalt tuleb kasutada teisi otsingusõnu, et need ülest leida. Väljaanne ütleb, et Vene meediakanal nimega Poktak on seda tõestanud, leides SVO-s testitud kiivreid teiste märksõnade abil. Ja SVO musta nimekirja lisamine ei tööta isegi korralikult. Otsingud nagu SVO kaubad, SVO varustus ja SVO tarvikud annavad endiselt tulemusi. Kui Kimi eesmärk on tugevdada oma väidet, et rünnakud Wildberriesi vastu ei täida mingit sõjalist eesmärki, siis ei tee ta selles osas head tööd, kui üritab poolikult varjata oma platvormil müüdavaid sõjalisi tooteid. Need on endiselt olemas, neid saab leida ja osta täpselt nagu varemgi. Mõnda neist vähemalt. Suur osa sellest, mida müüdi, on nüüd vaid tuhk laohoonete varemetes, kõik tänu Ukraina rünnakutele. Me näeme selgelt sõjalist eesmärki Ukraina Wildberriesi rünnakute taga, mis kohe vastuollu läheb Kimi väitega, et toimuv on loogikavaba. Aga asi läheb palju sügavamale. Peaaegu selleni välja, et sõjatehnika turult eemaldamine on pigem boonus kui peamine eesmärk. Ukraina jaoks on nende rünnakute tegelik eesmärk see, mida need on Venemaal esile kutsunud. Majanduslik kahju on see, mida Ukraina soovib ja tõesti, nad on selle kahjuga saavutanud. Aga enne kui me sügavamale läheme ja toome välja, miks Wildberriesi rünnakud muudavad Kremli jaoks kõike, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, siis ärge unustage tellida ja teavitused sisse lülitada, et näha rohkem seda, mis meil tulemas on. Wildberries on Venemaa majanduse jaoks ülioluline, kindlasti palju tähtsam kui Kreml kunagi tunnistada tahaks. Pea meeles, et see on Venemaa Amazoni vaste. Ja nagu Amazon, toimib Wildberries sisuliselt keskpunktina tuhandetele ja tuhandetele ettevõtjatele, kes kõik sõltuvad platvormist müügi ning ladudest oma toodete hoiustamiseks ja klientidele saatmiseks. Wildberries ei ole lihtsalt veebimüüja, vaid tohutu logistiline võrgustik, millest suur osa Venemaa majandusest sõltub. Umbes 10% ettevõtte laopinnast oli 29. juuliks Ukraina rünnakute tõttu hävitatud, koos seal hoitud kaubaga. See protsent on nüüdseks palju suurem, kuna Ukraina lakkamatud rünnakud on jätkunud. Müüjad on juba murdumas, kuna nad kaotavad palju. Üks müüja ütles BBC-le, et ta oli kaotanud peaaegu $13 000 kaupa. Ja teine ütles, meile keeratakse juba niigi igast suunast käru. Wildberries koos oma peamise rivaali Ozoniga on kasutusel kuni 90% Venemaa majanduslikult aktiivsest elanikkonnast. See ei ole mingi väikeettevõte, mida Ukraina sihikule on võtnud. Paljudele Venemaal on Wildberries kõik. See on nende sissetulekuallikas, koht, kus nad saavad oma riided ja kodus kasutatavad tarvikud ning üks nende peamisi eluliine sõjas, mis on ootamatult nende uksele jõudnud. Ja see ongi asja mõte. Ükski neist isiklikul tasandil tuntavatest majanduslikest valudest ei ole juhuslik. Ukraina tahabki seda põhjustada. Erinevalt Venemaast ei sihi Ukraina oma droonirünnakutega otseselt tsiviilisikuid. Küll aga saab ta rünnata sõjaliselt olulisi objekte, mida kasutavad ka tsiviilisikud ning Wildberries kuulub nende hulka. See on Ukraina viis tuua sõda tagasi Venemaa pinnale ning see on uskumatult tõhus meetod. Kui kahjustada Venemaa majanduse tugisammast, saavad vihaseks ka need inimesed, kes sellest sõltuvad. Võib-olla nii vihaseks, et nad nõuavad Putinilt tema hullumeelse sõja lõpetamist. Müüjad kaotavad nüüd palju, kuna nii paljud Wildberriesi laod põlevad. Mainisime juba $3,5 miljardi väärtuses hävinud kaupa. See kahjustab ilmselgelt Wildberriesit, kuid see on $3,5 miljardit, mida platvormi müüjad ei teeni, mis tähendab samuti, et see on $3,5 miljardit. See raha oleks võinud kuluda näiteks ettevõtete rajamiseks, töötajate palkamiseks või lihtsalt nende venelaste igapäevaste kulude katmiseks, kes sõltusid Wildberriesist oma elatise teenimisel. Medusa andmetel on Wildberries hiljuti hakanud oma müüjatele mingit kompensatsiooni pakkuma, kuid mitte eriti palju. Ainult väikeettevõtted ja üksikettevõtjad on ettevõttelt midagi saanud ning see, mida nad saavad, on vaid murdosa nende kaotatud toodete väärtusest. Toetust lubatakse endiselt, kuid sisulist abi pole veel tulnud.
Ja mida rohkem aega möödub, seda rohkem Venemaa väikeettevõtteid variseb rahavoo probleemide tõttu kokku. Mis puudutab ostjaid, siis mida muud me saame öelda, kui et nõudluse ja pakkumise reeglid on karmid. Kujutage ette, mis juhtuks, kui Amazon kaotaks tulekahjudes hulga oma ladusid koos kaubaga. Pakkumine kukuks järsult ja äkitselt. Maksaks see $10 bluus, mida plaanisite osta, $20. See on lihtne nõudluse ja pakkumise majandus ning venelased, kes kasutavad Wildberriesi, tunnevad juba Ukraina rünnakute mõju oma pangakontodele. 1. augusti raportis avaldas Key Post, et hinnad Wildberriesis olid tõusnud 10–30%. See on inflatsioon kiirendatud tempos ja see läheb ainult hullemaks, kui üha rohkem Wildberriesi asukohti langeb Ukraina droonirünnakute tõttu rivist välja. Ettevõtted, kes müüvad Wildberriesi kaudu, teevad kõik endast oleneva, et katta kasvavaid kulusid. Sealhulgas tühistavad allahindlusi ja valivad odavamaid tarnevõimalusi. Ukraina on siin leidnud võib-olla ühe kõige ootamatuma survepunkti kogu senise sõja jooksul. Ukraina eesmärk on Venemaa majanduslikult halvatuks muuta, tagades, et Putin ei suuda oma sissetungi rahastada. Wildberries oli nii kaua puutumata olnud. Kuid me avastame kiiresti, et need rünnakud võivad olla võtmeks, mis avab ukse Venemaa majanduslikule hävingule. Wildberries on kitsaskoht suurele osale Venemaa majandusest, märgib DDV News. See on ka ettevõte, millel on $10 miljardi väärtuses võlgu, mida ta suudab kanda ainult tänu sellele, et teda toetavad Venemaa riigile kuuluvad pangad. Siin näeme seost Putini sõjakassaga. Kui Putin tahab hoida Wildberriesi töös ja ta peaks seda tegema, arvestades selle platvormi mõju oma rahvaelule, siis peab ta pankadele ütlema, et need ettevõtte päästaksid. See raha peab kuskilt tulema ja need on samad allikad, millele Venemaa toetub sõja rahastamisel. Ja kui Putin otsustab mitte aidata Wildberriesi riigi vahenditega, riskib ta majandusliku katastroofi dominoefekti vallandamisega. Wildberries kukub kokku. Sama juhtub ka paljude müüjate omanduses olevate ettevõtetega. Ja tarbijad, kes juba niigi peavad toime tulema pakkumise ja nõudluse probleemidega, ei saa midagi teha, sest kõik alternatiivid tõstavad hindu, kuna üks nende suurimaid konkurente on kokku varisenud. See on kaotusseis Putini jaoks, täpselt nii, nagu Ukraina selle planeeris. Tundub, et Putin ja tema riiklikult juhitud pangandussüsteem on juba oma ühise otsuse teinud. 29. juuli raportis avaldas CNBC, et Kreml on juba tunnistanud, et tõenäoliselt peab ta sekkuma, et Wildberries püsti aidata. Kui need rünnakud jätkuvad, on tõenäoline, et riigi kontrolli all olev pank VTB mängib olulist rolli päästeprogrammis, mis paratamatult viiakse ellu Vene maksumaksja kulul. Teised pangad nagu Sberbank on teatanud laenude restruktureerimise programmidest, mis on suunatud Wildberriesi investoritele, sest nad kardavad, et veelgi suurem laoruumide kaotus võib viia pankrottide lainele. See asetats panga väga halba olukorda, kus ta jääks ilma tuhandete laenude tagasimaksetest, mis on heaks kiidetud Wildberriesi müüjatele. 4. augusti raportis lisas Global Data, et Kreml kaalub nüüd programme müüjate toetamiseks, tõenäoliselt samadel põhjustel nagu Sberbank. Arutlusel on mitu võimalust. Müüjatel võib lubada laenumaksete peatamist kuni aastaks, mis kindlasti Venemaa pankadele väga meeldib. On olemas ka varem mainitud restruktureerimine ning riigi toetusel pakutavad subsideeritud käibekapitalilaenud mikrofinantseerimisasutuste kaudu. Ehk siis veel rohkem laene nendele müüjatele, kes juba olemasolevaid laene maksta ei suuda. Kreml otsib meeleheitlikult vahendusi ja iga mööduv päev muudab olukorra ainult hullemaks, sest Ukraina droonid aina tulevad. Ukraina on avanud sõjas Venemaaga täiesti uue rinde, mis asub Venemaa enda territooriumil. See on rünnak riigi logistika vastu. See on sõjatehnika hävitamine koos majandusliku survega, mida avaldatakse müüjatele, ostjatele ja pankadele. Iga rünnak, mille Ukraina läbi viib, ei too kaasa ainult kulusid seoses kaotatud varude ja taastamisega. Wildberries ja Venemaa ise, kui riigi toetatud lahendused mängu tulevad, peavad välja mõtlema, kuidas toime tulla suurenenud ärikuludega, laenude teenindamisega rahavoo probleemide tõttu ning müüjatega, kes võivad pärast Wildberrieses nii palju kaotamist teistele platvormidele üle minna. Nagu me ütlesime, see on dominoefekt. Kui Wildberries kukub, võtab see endaga kaasa suure osa Venemaa majandusest. Kõige selle taga on inflatsiooniriskid, mis juba hakkavad avalduma. RBC Ukraina toob samuti välja, et Wildberriesi müüja mediaantulu on vaid $7500, mis tähendab, et neil pole rahaliselt eriti manööverdamisruumi. Nädal või 2 šokke võib olla piisav, et paljud neist väikeettevõtjatest satuksid negatiivsesse rahavoogu ja see toimub praegu meie silme all. Kõik see ei saanud Venemaa jaoks tulla halvemal ajal, mis juba tegeleb keerulise majandusliku olukorraga, mis näitab selgelt, kui suure vea tegi Putin, kui ta keskendus sõjatööstuskompleksile ja muutis sellega riigi majandust. 13. juuli raportis, mis ilmus enne Wildberriesi vastu suunatud rünnakute algust, nimetas Forbes Venemaa majandust aeglaselt uppuvaks. Seda väidet on raske vaidlustada.
2026. aastal prognoosib Venemaa ise, et tema majandus kasvab vaid 0,4%, mis asetab riigi majanduslanguse äärele. See on samuti optimistlik prognoos. Forbes ütleb, et Putini sõda läheb 2026. aastal vähemalt $28 miljardit eelarvest üle ning see number kasvab veel $54 miljardi võrra nii 2027 kui ka 2028 aastal. Ainus põhjus, miks Venemaal 2026. aastal veelgi halvemini ei lähe, on see, et sõda Iraanis annab sellele väikese hingetõmbe, kuna see mõjutab nafta hindu. Ilma selleta oleks Venemaa veelgi suuremates majanduslikes raskustes. Wildberriesi kaotamine või vajadus kulutada miljardeid selle toetamiseks ainult süvendab neid probleeme. Kas ainult Wildberriesi ladude hävitamisest piisab, et Venemaa majandus halvatuks muuta? Ei, aga see strateegia on veel üks pusletükk, mille Ukraina on paika pannud. Nii et kui Kim otsib selles kõiges loogikat, siis ta just leidis selle. Wildberries on sihtmärk kõigil neil põhjustel, mida me just selgitasime. Kim lõi Putiniga kampa. Ta on just ärganud ja avastanud, et tema ettevõtte laod on kaetud droonide kujuliste plahvatusohtlike kirpudega. Elas kord hull Vene juht nimega Vladimir Putin. Oma soovist ajalukku minna haaratud ja teades, et surmavari läheneb iga aastaga, kui ta üha sügavamale oma 70-ndatesse jõuab, alustas see mees sissetungi. See ei läinud hästi. See ei lähe siiani hästi. Oma hulluse tasuks on selle juhi vaenlased saatnud droonid, mis lendavad sügavale Venemaale ja hävitavad kõik, mida nad näevad. 40 päeva ja 40 ööd lendasid droonid. Venemaad tambiti. Saada sihtmärki hävitati veidi enam kui kuu kestnud põrgu jooksul. Ja mis puudutab seda hullumeelset juhti, siis talle loeti just parimat unejuttu, mida kunagi räägitud. Talle see ei meeldinud, mitte üks raas. Ma kiitsin heaks 40-päevase mõjutusoperatsiooni teenistusele agressorriigi vastu, mille eesmärk oli sundida seda sõda lõpetama, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. 25. juunil sellel kampaanial oli selge eesmärk. Putinit mõjutataks sõda lõpetama, ütles Zelenski, ja see mõju avalduks sadade droonide näol, mis sihitaksid võtmekohti Venemaal, okupeeritud aladel ja rindejoonel. Eesmärk oli selge. Venemaa pidi tundma selle sõjavalu, mille ta alustas. Ukraina. 40-päevase tulejõu tõttu pidi Venemaad tabama selline kannatus, et Vladimir Putinil ei jääks muud üle, kui tulla läbirääkimiste laua taha. 40-päevane kampaania on nüüd läbi. Ja kuigi see pole saavutanud oma peamist eesmärki ning Ukrainal on selle kohta oma sõna öelda, on see täitnud Volodõmõr Zelenski kõige olulisema lubaduse. Tuhanded Vene sihtmärgid on hävitatud. Numbrid on teada ja need moodustavad kõige hullema unejutu, mida Vladimir Putinile kunagi räägitud on. Oma kampaania jooksul suutis Ukraina anda üle 100 löögi strateegiliste sihtmärkide pihta Venemaal ja okupeeritud aladel. Valik oli muljetavaldav. Nafta töötlemistehaseid tabati nagunii sageli varemgi. Ainult et seekord olid need löögid tugevamad kui kunagi varem. Ukraina droonid külastasid lennubaase, õhutõrjesüsteeme, sõjalaevu, tankerlaevu, logistilisi keskusi ja sõjatööstusettevõtteid. Kineetilised sanktsioonid levisid kaugele ja laialt. Rekordeid purustati ja varilaevastiku tankerid saadeti Krimmi ümbritsevate merede põhja. Ja rindel ning tagalas läksid numbrid Venemaa jaoks veelgi hullemaks. Ukraina droonid hävitasid rindel üle 21 000 sihtmärgi ning tapsid 40 päevaga peaaegu 5000 Vene sõdurit. See tähendab tapmismäära 125 päevas, kusjuures paljud said ka vigastada. Varustust hävitati sama lihtsalt kui sõdureid. Mõned neist hetkedest jätame kampaania tipphetkede jaoks, mida kohe varsti näitame. Aga United24 meedia pakub alustuseks juba palju. Ukraina 40-päevase välgrünnaku jooksul hävitati 124 suurtükisüsteemi. Venemaa kaotas 63 soomukit, 24 tanki ja 22 mitmikraketiheitjat. 14 Venemaa lennukit ja kopterit lasti alla Ukraina droonitulega, samuti 40 õhutõrjesüsteemi, mis pidid kõige selle juhtumist takistama. Ja kui asi puudutas Venemaa droone, vastas Ukraina tulele tulega palju tõhusamalt, kui Putin eales oleks osanud ette kujutada. Kampaania lõpuks oli üle 11 000 Venemaa drooni ja maismaaroboti tuhaks tehtud, koos 12 meeskonnaga, kelle ülesandeks oli neid droone juhtida. Venemaa jaoks pidi see tunduma nagu lakkamatu rünnak, justkui hüüdrale päid maha raiudes. Kui üks langes, võtsid selle koha kohe 2 uut. Aga me mainisime midagi tipphetkede kohta, nii et vaatame mõningaid silmapaistvamaid hetki sellest 40-päevasest kampaaniast, mis oli Venemaa jaoks täis valu. Kõigepealt suundume Omskisse. See asula, mis asub Siberis, pidi olema Ukraina droonide haardeulatusest kaugel eemal. Rohkem kui 2500 kilomeetril kaugusel Ukrainast oli see linn turvaline.
Ideaalne koht, kus asub üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid. Loomulikult võite arvata, mis juhtus. Ukraina ründas Omskit droonidega. Linna rafineerimistehas, mis oli nii kaua kättesaamatu, sai tugevalt pihta. Koha peal tehtud fotod näitavad tulekahju ja suitsu, mis tõuseb sellest võtmetähtsusega rajatisest. Ukraina droonid purustasid kõik varasemad kauguserekordid, lennates nii sügavale Venemaale, et jõudsid peaaegu Kasahstani piirini. Ukraina ei sihtinud seda rafineerimistehast ainult selleks, et näidata, et Venemaal pole enam ükski kriitilise tähtsusega rajatist turvaline. Omski rafineerimistehas on tohutu, tegelikult üks suurimaid Venemaal, kuna selle aastane toornafta töötlemisvõimsus on 21 miljonit tonni. See tehas spetsialiseerub ka kütuste, määrdeainete ja naftakeemiatoodete tootmisele, mis on Venemaa sõjaväe elutähtsaks allikaks Ukrainas. See rünnak polnud lihtsalt sümboolne, vaid strateegiline. Enne 40 päevast kampaaniat oli Omski rafineerimistehas üks 2 Venemaa 10 suurimast naftarafineerimistehasest, mida Ukraina droonid polnud veel külastanud. Ja kui juba rääkida Venemaa suurimatest naftarafineerimistehastest, siis see viib meid teise tipphetkeni. Kõik 11 Venemaa suurimat naftarafineerimistehast on nüüd saanud Ukraina droonide rünnaku osaliseks. Ukraina vaatas, et 10 suurimast olid veel 2 jäänud, ründas mõlemat ja lisas veel ühe lisalöögi igaks juhuks. United24 Media teatas sellest 7. juulil, märkides, et Omski rünnak oli viimane nimekirjas olnud sihtmärk, mida Ukrainal oli veel vaja tabada. Teisi on tabatud nii kogu 2026 aasta jooksul kui ka 40-päevase kampaania ajal. Kirishi naftatehas, mis töötleb igal aastal kuni 21 miljonit tonni naftat, on saanud pidevalt lööke. Ostovo rafineerimistehas, mis töötleb aastas 17 miljonit tonni ja toodab 4,8 miljonit tonni bensiini, sai 2. juulil tugevalt kannatada, kaotades selle käigus poole oma tootmisvõimsusest. Ryazani rafineerimistehases töödeldavad 17,1 miljonit tonni ei liigu kuhugi, kuna maikuine rünnak peatas tootmise. Kevade ja suve jooksul on Ukraina sihikule võtnud nii Jaroslavli kui ka Volgogradi rafineerimistehased, mille mõlema töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni aastas. Moskva naftatöötlemistehas, mis peaks olema üks turvalisemaid tänu oma lähedusele Venemaa pealinnale ja kõigile seda ümbritsevatele õhutõrjesüsteemidele, sai juunis 2 korda tabamuse, mis viis 12 miljonit tonni rafineerimisvõimsust rivist välja. Ja nimekirja lõpetavad Bashnefti, Novoili, Sõzrani, Permi ja Novokuibõševski rafineerimistehased, mis töötlevad kokku 37,8 miljonit tonni toornaftat aastas. Vene nafta põleb kiirusega, mida me pole kunagi varem näinud. Ja kuigi Ukraina rünnakud rafineerimistehastele pole praeguseks enam midagi uut, pani 40-päevane kampaania hüüumärgi juba kinnistunud tõsiasjale, et ükski Venemaa tähtsamatest rajatistest pole enam turvaline. Tahad veel tipphetki? Meil on need olemas. 40-päevane kampaania mõjus Venemaa õhujõududele rängalt, kuna Ukraina hävitas üle 10 lennuki. Kaotuste hulgas olid ka 2 Su-35 hävitajat, mis on tõenäoliselt Venemaa parimad hävitajad peale Su-57, mida Ukrainas peaaegu ei kasutata. Ukraina hävitas järjekordses rünnakus Venemaa strateegilise pommituslennukite vastu Tu-95 MS-i. Mitmed vanemad nõukogude ajastu lennukid, mida Venemaa kasutab oma liukpommirakettide rünnakuteks, langesid samuti Ukraina droonide ohvriks, sealhulgas Su-24D, Su-30D ja Su-30 SMI-d. Ukraina suutis samuti hävitada 2 L-39 treeninglennukit, mis muudab Venemaal raskemaks oma pilootide ettevalmistamise selleks, mida Putin neilt vajab. Koos lennukirünnakutega kaasnevad ka rünnakud lennuväljadele. Belbek, Kamskaja, Saki, Vardõška, Engels ja Bagorovo said kõik Ukraina droonidelt külastuse. Paljude jaoks polnud need esmakordsed külastused, mis näitab, kui pingule on Venemaa õhukaitse muutunud. See on hea sujuv üleminek meie järgmise tipphetke juurde. Vene õhukaitsesüsteemidel oli 40-päevase kampaania jooksul väga raske aeg. Ukraina hävitas iga päev ühe õhukaitsesüsteemi või radari, mis on avanud ukse veel uutele õhurünnakutele tulevikus. Nende seas olid 92 N6E multifunktsionaalne radar, mida kasutatakse sageli Venemaa S-400 süsteemides ning ka Nebo U-radar. Venemaa kaotas Ukraina droonide tõttu mitu Pantsir S2 ja Tor M2 õhukaitsesüsteemi, samuti pool 21 elektroonilise sõjapidamise jaama, mis peaks suutma Ukraina droonid kursilt kõrvale juhtida. Kõiges selles on mõnus iroonia. Just need relvadele, millele Venemaa loodab Ukraina droonide vastu, langevadki nende droonide ohvriks, näidates, et paljud neist süsteemidest ei sobi tegelikult oma ülesandeks, sest neil on raskusi madalal lendavate droonide jälgimisega. 40-päevane kampaania süvendas vaid õhutõrjeprobleeme, millega Venemaa on juba mõnda aega maadelnud. Kuna Ukraina droonide tegevusraadius on laienenud, on Venemaa pidanud üha enam oma õhutõrjet üle suuremate territooriumite laiali jagama. Venemaa õhutõrje on nagu kummipael, mis on venitatud ümber Vene kindrali punnis vöökoha. Lõpuks läheb see pael katki ja me hakkamegi nägema, kuidas need plõksud igal pool juhtuvad.
Venemaa õhutõrjes on nüüd tohutud lüngad. Venemaal lihtsalt ei ole piisavalt süsteeme, et kaitsta iga sihtmärki, mida Ukraina võiks soovida hävitada. Venemaa on paanikarežiimis. Kuna isegi Moskva ümber olevat tugevalt kindlustatud õhutõrjerõngast suudetakse nüüd läbistada. Kreml püüab õhutõrjesüsteemi ümber paigutada, et kaitsta prioriteetseid sihtmärke. Aga see tekitab lihtsalt rohkem haavatavusi nii rindel kui ka tagalas, mida Ukraina saab ära kasutada. Ja nüüd veel 40 süsteemi ja radarit. Radarid on kadunud. Putin teab, mida see tähendab. Veel rohkem Ukraina droone saavutab edu. Enne kui edasi liigume, on meil teile veel üks oluline hetk. Venemaa varilaevasti Krimmi ümbruse vetes. Sel ei lähe hästi. Kogu juulikuu jooksul korraldas Ukraina Mustal merel ja Aasovi merel varilaevastiku laevadele rünnakuid üksteise järel. Enamasti näis Ukraina sihivad laevu, mis varustasid Krimmi kütuse ja varudega, olles osa laiemast strateegiast poolsaare isoleerimiseks ja Putini sundimiseks loobuma kontrollist territooriumi üle, mille Venemaa 2014 aastal varastas. See kampaania pole lõppenud. 29. juuliks teatas Euromaidan Press, et Ukraina oli vaid 3 nädalaga tabanud 201 Venemaa laeva. 6. augustil tuli värskendus Ukraina kaitseministeeriumi X-kontolt. Ainuüksi juulis tõusis hävitatud paatide ja laevade arv 236-ni, kusjuures enamik rünnakuid viidi läbi kaugusel üle 50 kilomeetri. Ukraina väidab nüüd, et tal on Krimmi ümbritsevate vete üle tulekontroll. Selle vastu on raske vaielda. Venemaa näib olevat võimetu midagi ette võtma nende rünnakute peatamiseks oma Krimmi laevanduse vastu. Siin on meil tohutu hulk Vene varustust, mis on saadetud vanarauaks, koos sõduritega, kes on saadetud hauda. Aga mida Ukraina tegelikult saavutas oma 40-päevase kampaaniaga? Kohe pärast seda meeldetuletust, et te vaatate sõjasaadet, vaatame selle vastuse lähemalt. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil varuks on. Siin on, mida Ukraina tegi 40 päeva jooksul. See tõi sõja tagasi Venemaale, võib-olla rohkem kui kunagi varem. See polnud juhuslike rünnakute seeria, mida tehti võimaluse tekkides. Ukraina kavandas seda kõike. Ta teadis täpselt, mida, kus ja millal tabada. Iga droon, mille Ukraina välja saatis, tõusis taevasse kindla eesmärgiga, mis oli määratletud juba enne kampaania algust. Ukraina ei tegutsenud reageerivalt, vaid oli proaktiivne kampaanias, mille eesmärk oli avaldada Putinile maksimaalset võimalikku survet. See kampaania aspekt oli äärmiselt tõhus. Kampaania keskpaigas avaldas The Economist artikli Ukraina rünnakutest Venemaa Wildberriesi rajatiste vastu, mis on veel üks oluline sündmus, mida me ei käsitlenud. Saad teada miks video lõpus. Aga Ukraina droonikampaania on tekitanud vähemalt $2 miljardi ulatuses kahju ettevõttele, mis on sisuliselt Venemaa Amazon, suurendades survet nii platvormi kasutavatele müüjatele kui ka ostjatele. Iga rünnak, mille Ukraina selle 40 päeva kestnud põrgutormi jooksul korraldas, teenis sama eesmärgi. Rafineerimistehaseid rünnati selleks, et takistada venelastel kütusele lihtsalt ligipääsu. Sama kehtib Krimmi okupeerijate ja varilaevastiku vastu suunatud rünnakute kohta. Isegi rünnakud Venemaa sõjatehnika vastu tuletavad meelde, et sõda, mille Putin lubas mitte kunagi Ukraina piiridest väljapoole viia, on nüüd jõudnud Venemaale endale. Ja see võib tabada peaaegu ükskõik millist Venemaa osa. Omski rünnak tõestas seda. Venemaa juhtkond tunneb selle mõju. Avalik rahulolematus kasvab, teatab The Economist. Kremli lähedase küsitlusfirma VCM andmetel on rahulolu valitsuse poliitikaga langenud jaanuari 45%-lt juuniks 21%-ni. Iseseisva küsitlusfirma Levada andmetel on nende inimeste arv, kes arvavad, et Venemaa liigub vales suunas, viimase aasta jooksul kahekordistunud, 17%-lt 35%-le. Muidugi oli ja on Venemaa sõjalise jõu kahjustamine prioriteet, kuid need 40 päeva kestnud rünnakud olid seotud ka psühholoogilise kahjuga, mida Ukraina Venemaa rahvale põhjustas. Üle 100 rünnaku Venemaa pinnal, 40 päeva jooksul pole sugugi väheoluline. See on pigem eredalt punane lipp, mis on õhku tõstetud, et iga venelane seda näeks. Nad teavad, et nende suurkaitsja Putin on neid alt vedanud. Ukraina jaoks on see olukord, kus samaga vastamine on õiglane. Psühholoogiline sõjapidamine on strateegia, mida Venemaa on kasutanud alates sissetungi algusest. Venemaa jaoks tähendab see pidevaid rünnakuid Ukraina linnade vastu, mille käigus saavad sageli surma või vigastada tsiviilisikud. Talve jooksul tähendas see ka lakkamatuid rünnakuid Ukraina energiavõrgu vastu. Ukraina pole hulluks läinud, et liituda Putini ja tema käsilastega. Ukraina ei korralda otseseid rünnakuid tsiviilisikute vastu. Kuid Ukraina on otsustanud, et psühholoogilise sõjapidamise strateegia on õigustatud, arvestades kõike seda, mida Venemaa on teinud ja jätkuvalt teeb. Ukraina eesmärk on muuta tavalise venelase elu ebamugavaks ja Krimmi okupeerijate puhul muuta elu talumatuks. Sellele pole paremat näidet kui kütusepuudus, mis on kogu 40-päevase kampaania jooksul Venemaad vaevanud.
Ukraina ei ole rünnanud rafineerimistehaseid ja varilaevastiku laevu lihtsalt sellepärast, et ta saab. Ta tahab, et Vene bensiin ja diisel põleksid kõikjal mujal kui Vene sõidukite sees. Ja kui seda ei saa põletada, peab see kütus muutuma nii kalliks kaubaks, et Vene tarbijad ei jaksa seda osta. Kogu juulikuu jooksul on Ukraina enamasti oma eesmärgi saavutanud. Mõnes Venemaa piirkonnas, eriti Krimmis, on bensiini hind kahekordistunud. Järjekorrad, mis ulatuvad mõnes kohas mitme kilomeetri pikkuseks, on muutunud Venemaa tanklate juures tavapäraseks nähtuseks, kuna juhid otsivad pumpasid, kus veel kütust leidub. Ukraina rünnakud rafineerimistehastele on vähendanud Venemaa tavapärast rafineerimistoodangut umbes kolmandiku võrra, jättes selle tasemele, mida viimati nähti 2002. aastal, teatab United 24 Media. Rajatised, mida Ukraina on oma 40-päevase kampaania jooksul rünnanud, moodustavad 45% Venemaa kogu rafineerimisvõimsusest. Ja arvatakse, et see survekampaania üks ainus aspekt on Venemaale. 2026 aasta jooksul maksma läinud umbes $13,5 miljardit. Kõik käib rahulolematuse tekitamise ümber. Mitte sõna otseses mõttes juhtimise ümber. Palju vähem venelasi on saanud seda teha, tänu sellele, millega Ukraina on viimased 40 päeva tegelenud. Ainus päästerõngas Venemaa jaoks on see, et Gazprom Neft, mis on üks riigi suurimaid kütusemüüjaid, on väidetavalt tühistanud ostupiirangud 13 Venemaa piirkonnas, kus ta oli sunnitud kütust normeerima. Kui kaua see kestab, on raske öelda, eriti kui Ukraina otsustab oma rafineerimistehaste rünnakuid suurendada. Aga jällegi, kõik taandub survele. The Economist tõi esile küsitluse tulemused, mida ta jagas, ja Key avaldas sama asja 4. juuli artiklis, kus ta kuulutas, et rekordarv venelasi soovib nüüd, et Putin lõpetaks oma sõjalise erioperatsiooni. Väljaanne ütleb, et Ukrainas asuv küsitlusfirma Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituut viis läbi uuringu, leidis, et vaid 9% venelastest soovib jätkata sõda seni, kuni nende riik saavutab täieliku võidu. 81% küsitletutest ütles, et nad eelistaksid palju rohkem võitluse kohest lõpetamist, eriti arvestades seda, kui palju see neile ja nende riigile maksma läheb. See avaliku arvamuse muutus Venemaal on Ukraina 40-päevase kampaania jaoks tõeline edu, kuid me ei saa ka ignoreerida elevanti toas. Eesmärk oli sundida Putinit 40-päevase pideva surve lõpuks läbirääkimiste laua taha tulema, kuid seda pole juhtunud. On ebatõenäoline, et paljud, võib-olla isegi Zelenski ise, tõesti uskusid, et psühhopaat, kes peidab end sügaval maa-alustes punkrites, kuulutab välja rahu. Siiski põhjustas Ukraina Venemaale käegakatsutavat kahju ning jätkas surve avaldamist Putinile ajal, mil tema sissetungi toetus on tema enda riigis langenud rekordmadalale. See on võit Ukrainale. Mis edasi saab, on enam-vähem sama. Putin ei tulnud läbirääkimistele pärast 40 päeva, seega kavatseb Ukraina alustada uut kampaaniat. Me jätkame, ärge jääge kinni nendesse vaidlustesse. 40, 50, 100 või 15 päeva. Oluline on tulemus. Oluline pole niivõrd see, kuidas me sellesse protsessi siseneme. Palju tähtsam on see, millega me sellest välja tuleme. Et saavutada soovitud tulemus, peame olema tugevad. Need on presidendi kantselei juhi Kirill Budamovi sõnad 40-päevase kampaania lõpus. See on hoiatus. Kui Putin, tema käsilased ja Vene rahvas arvasid, et õudusunenägu, mille nad just üle elasid, on läbi lihtsalt sellepärast, et 40 päeva täitus, siis nad eksivad rängalt. Taevas on palju löögivalmis asju. Ja kui kellelgi oli kahtlusi, kas Budanov räägib tõtt, siis Ukraina droonioperaatorid on need juba hajutanud. Nad on lasknud oma relvadel enda eest rääkida. 6. augustil viis Ukraina läbi veel 2 rünnakut rafineerimistehastele, seekord Bashnefti Novoili ja Slavnefti Janose rafineerimistehastes. Sõnum on saadetud valjult ja selgelt. Venemaa võis küll 40-päevasele rünnakule vastu pidada, kuid surve ei kao kuhugi. Ukraina sunnib Putinit läbirääkimistele, isegi kui selleks tuleb kõik Venemaa rafineerimistehased maha põletada. Putin alustas aastat 2026, arvates, et tal on kõik kontrolli all. Ta lasi oma kaaslastel rahu läbirääkimistel mõjuvõimu saamiseks territoriaalsete võitude kohta räigelt valetada. Nad väitsid, et Donbass langeb mõne kuu jooksul. Selle toetuseks oli Venemaa hõivanud territooriumi Ukraina lõunaosas, võimaldades luua puhvertsooni, et takistada vägede ja varustuse jõudmist Donbassi kaitsjateni. Aastaga võib palju muutuda. Venemaa ei hoia lõunaosa, vaid Ukraina. Viimase 7 kuu jooksul on Ukraina korraldanud pealetungi, mida keegi ei suuda uskuda, ja see pealetung on saavutanud midagi suurt. 745 ruutkilomeetrit territooriumi on tagasi vallutatud. Seda ütleb Ukraina president Volodymyr Zelenski, kes väidab, et Ukraina on aastal 2026 tagasi vallutanud hämmastavad 745 ruutkilomeetrit territooriumi, kahjustades sellega oluliselt Putini aastaplaane. See pidi olema aasta, mil kõik Putini antud lubadused pidid lõpuks täide minema. Vene propagandistid rääkisid maailmale, et Ukraina on viimase hingetõmbe peal ja varsti on kokkuvarisemine tulemas. Ja kokkuvarisemine tõesti tuli, ainult et selleks oli hoopis Venemaa, kellel löödi jalad alt ning 2026. aasta plaanid jäid kildudeks.
Ukraina pealetungi ulatus on muljetavaldav. Zelenski 12. augusti avaldus paljastas, et suurem osa Ukraina vasturünnakust toimus laial rindel, lõunarindel. Ulatus piirkonda, kus asub Dnipropetrovski, Zaporižja ja Donetsk kokku saavad. Kokku väidab Zelenski, et Ukraina kasutas oma vastupealetungi, et tagasi võtta 26 asulat, mis kõik on kindlustatud tulevaste Vene rünnakute vastu kaitsmiseks. See on alandus Putinile. Ukraina võttis ära puhvertsooni, mida Venemaa soovis luua ja hiljem selgitame, miks see on oluline, kuid lisaks tõrjus Ukraina Vene väed tagasi piirkondadest, mida nad pidasid turvaliseks. Vallutatud, Ukrainal pole mingit võimalust midagi teha. Vene sõjaväe oletatav jõud on taas kord seatud kahtluse alla ja sõdurid, kelle Putin määras Ukraina lõunaosa hoidma, on läbi kukkunud suurejooneliselt tänu geniaalsele vastupealetungile Aleksandrovka suunal. See kõik oli Ukraina plaani kohaselt. Nagu Zelenski ütles, viidi see meie pealetungi operatsioon läbi suure täpsusega, täpselt nii, nagu oli planeeritud. Ja Venemaa jaoks läheb asi veel hullemaks. Kaotused, mida Venemaa kandis Ukraina vastupealetungi tagajärjel, olid tohutud. Tänu meie vägede aktiivsetele operatsioonidele tekitati okupatsioonikontingendindile märkimisväärseid kaotusi. Vene kaotused ulatusid vähemalt 9550 hukkunud sõdurini ja üle 6600 haavatuni, avaldas Zelenski. See teeb kokku 16 150 Vene sõdurit, kes on vaid ühes rindelõigus võitlusest kõrvaldatud. Lõigus, mida nad pidid kaitsma, et võimandada sügavamat pealetungi Donetski suunas. New Voice of Ukraine kajastab mõningaid asulaid, mille Ukraina vabastas. Nende hulgas on Jalta, Zelenoi Hai, Tovster, Novohatska ja Horishivska. Kõik need on alates 2025 aastast olnud tugeva Vene tule all ja on evakueeritud. Vene infiltraatorid olid samuti edukalt mineerinud nende asulate ümbruse maastiku, muutes nende Venest vabastamise keerulisemaks. Miski sellest ei peatanud Ukraina vägesid. Nende kindlustuste põhjustatud logistilisi raskusi suudeti ületada ning Ukraina leidis viise, kuidas toime tulla Venemaa luure ja FPV droonidega, mis on taevas. See, mida me siin nägime, on suurim pealetung, mille Ukraina on viimase 2 aasta jooksul alustanud. Ja Zaporižjas ning suuremas osas Lõuna-Ukrainast on see vastupealetung viinud Venemaa väed pagasi algusesse. See territoorium oli neil käes. Nad pidid seda lihtsalt hoidma. Nad ebaõnnestusid. Ja nüüd tuleb Venemaal alustada otsast peale tööd, mille lõpetamiseks kulus neil peaaegu aasta, samal ajal kui Ukraina kaitsjad on seekord paremini ette valmistatud. Vladimir Putin on raevunud ja tal ongi põhjust. Lõppude lõpuks ei olnud asi selles, et tema sõdurid oleksid alistunud suuremale Ukraina väele. Sellest oleks Vladimir Putin vähemalt aru saanud, kuigi see poleks talle meeldinud. Selle asemel viis Ukraina oma vasturünnaku läbi nutika strateegiaga, mida Putin ja tema armee poleks kunagi osanud ette kujutada. See jätab Vladimir Putini vihaselt raevutsema, sest teda on taas ülekavaldatud. Ja see kõik algas ühe olulise Vene veaga. Oleme rääkinud sellest, kuidas Venemaa hoidis kõiki neid asulaid, mille ta oli kaotanud, ja 745 ruutkilomeetrit territooriumi, mille Ukraina on edukalt venelastest vabastanud. See on tehniliselt tõsi, kuid asi on sügavam kui see. Venemaa ei hoidnud seda territooriumi lihtsalt sellega, et saatis tohutu väe Ukraina lõunaossa, mis oleks saanud end kindlustada ja olla hüppelauaks sügavamale pealetungile. Selle asemel püüdis Venemaa segadust külvata, teeseldes, et tal on rohkem kontrolli, kui tegelikult oli. Suurte mehaniseeritud rünnakute asemel saatis Venemaa sisse väikeseid infiltraatorite gruppe. Mõnikord oli igas üksuses vaid 2 või 3 sõdurit. Nende ülesanne oli hiilida rindejoone taha, võtta sisse positsioonid ja mis kõige tähtsam, võtta kaasa lipud, et neid saaks pildistada ja filmida Ukraina territooriumi hoidmas, mis oli Putini jaoks väga oluline. Lipudamise operatsioon pidi olema Venemaa jõudemonstratsioon, mis annaks Putinile eelise. Selle asemel sai sellest Venemaa lõunapoolse läbikukkumise algpõhjus. Mõte oli petta kõiki, sealhulgas Ukrainat, uskuma, et Venemaal on palju tugevamad õigused vallutatud territooriumile, kui tegelikult oli. Ärge saage valesti aru, Vene väed olid kohal, nad kindlustasid positsioone ja nende liigutamine osutus tõeliseks väljakutseks. See, mida me nägime, polnud massiline ülevõtmine, nagu Venemaa väitis, ja Ukraina teadis seda algusest peale. Juba veebruaris, umbes samal ajal, kui Ukraina alustas oma vasturünnakut, ütles Ukraina lõunapoolsete kaitsejõudude pressiesindaja, et Ukraina teadis täpselt, mida Venemaa üritab teha. Neie luureandmete kohaselt tegutsevad Vene üksused Hulja, Pola ja Aleksandrovka suunal, eriti luureüksused Venemaa. 29. armee operatsioonitsoonis on saanud ülesandeks paigaldada Venemaa Föderatsiooni lipud ajavahemikus 14. kuni 24. veebruarini. Täismastaapse sissetungi aastapäeva eel, ütles Vladislav Vološin, paljastades, et Venemaa lõunapoolsed operatsioonid teenivad Putini propagandistlikke eesmärke sama palju kui Vene sõjaväe strateegilisi vajadusi.
see on muutunud Venemaa jaoks tavaliseks strateegiaks, kuna nende lipu istutamise operatsioonid toimuvad kogu rindel, vahendab United 24 Media ja sageli lõpevad need samamoodi. Vene imbujad pääsevad liinide taha, heiskavad lipu ja saavad siis surma. See ongi lühidalt see, mis on viimase 6 kuu jooksul Ukraina lõunaosas toimunud. Aga asi on veidi keerulisem. Asi pole selles, et Vene väed lihtsalt heiskavad lipu, teevad pildi ja siis põgenevad. Kui lipp on maha pandud, kaevuvad Vene imbujad sisse ja ootavad toetuse saabumist. Ukraina märkas seda samuti ning selles peitus võimalus Putinit alandada ja suuri alasid tagasi võtta. Kuid Ukraina ei alustanud sellist massiivset pealetungi, nagu Venemaa oleks võinud oodata. 745 ruutkilomeetri suuruse ala vabastamise lugu räägib väikestest rünnakutest, mida viidi läbi päev-päevalt. Kõik need olid mõeldud selleks, et aeglaselt õõnestada Venemaa kontrolli ja kujutada Ukraina maavägedele võimalikult väikest ohtu. See ongi Ukraina strateegia geniaalsus ja see oli viimane asi, mida Venemaa ootas. Selle asemel, et proovida kõike korraga vallutada, nagu Kyiv Post teatab, tuvastas Ukraina nõrkuse Vene ridades ja koondas oma väed ning tulejõu just sellele nõrkusele. Vene okupuid tabati ootamatult, kui Ukraina otsimis- ja hävitusüksused kasutasid droone nende leidmiseks ja ründamiseks ning sellele järgnesid maaväed, kes liikusid peale. Venelased kas hukkusid või tõrjuti välja. Seejärel alustas Ukraina uuesti, tuvastas järgmise nõrkuse ja ründas taas. See on nagu pusletükkide paigutamine, et luua palju suurem auk. Ja Ukraina viis oma strateegia veatult ellu. Me teame seda mitte ainult sellepärast, et Zelenski seda ütles. Kaardid näitavad kõike selgelt ja näitavad, et Vene väed on olnud taganemas nii Aleksandrovkas kui ka mujal. Aga enne kui me sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me läheme pealkirjadest kaugemale, et anda teile täielik ülevaade. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, kaaluge tellimist ja märguannete sisselülitamist, et ei jääks ühestki meie videost ilma. Ukraina strateegia geniaalsusel on teine tasand. Venemaa lipu istutamist võis samuti näha kui katset meelitada Ukrainat alustama pealetungi, mis oleks neile maksma läinud rohkem sõdureid ja varustust. Kuid Ukraina ei läinud õnge. Ukraina lasi Venemaal oma lipumängudega jätkata ja tegeles samal ajal vaikselt sellega, et vabastada territoorium, mida Venemaa väitis enda käes hoidvat. Jah, aeg-ajalt tehti teateid. Näiteks veebruari lõpus teatas Ukraina 400 ruutkilomeetri suuruse ala vabastamisest. Aga need teated tulid alati tagantjärele. Venemaa ei teadnud kunagi, mida Ukraina järgmisena sihikule võtab või millal, mis tähendas, et neil polnud kunagi võimalust oma infiltraatoreid ette valmistada selleks, mis tulemas oli. Me näeme, kui hästi Ukraina hakkama sai Deep State'i avaldatud kaardilt. Avalike allikate luurepakkuja jälgib edasiliikumisi ja taganemisi kogu rinde ulatuses. 12. augustil avaldas see kaardi, mis tõestab kõike, mida Zelenski väidab. Näed seda helesinist ala? See on kogu territoorium, mille Ukraina väed on 2026. aastal Vene kontrolli alt vabastanud. Deep State tuub selles ühes sinises alas esile 19 erinevat asulat, sealhulgas mitu neist, mida varem mainisime, nagu Jalta ja Hersonivka. Teiste seas on Voronež, Ternovka ja Ribne. Kõik külad, mille Venemaa väitis enda kontrolli all olevat, kuid mis on langenud Ukraina strateegia tõttu, kasutades järk-järgult ära Vene rinde nõrkusi. Sellel kõigel on veel üks aspekt. Venemaa peidab oma pea liiva alla. Õigemini, Venemaa ei ignoreeri mitte ainult Ukraina saavutusi, vaid teeskleb, et derussifitseerimist pole kunagi toimunudki. Seda näeme taas kaartidelt. Vene sõjablogija Rõõbar jagab seda, mida Venemaa väidab toimuvat. Punane tema kaardil näitab alasid, mida Venemaa väidab enda kontrolli all olevat ja näete, et Aleksandrovka on märgitud peaaegu täielikult Vene vägede kontrolli all olevaks. Nüüd vaatame uuesti Deep State kaarti. Sinine laik, millest rääkisime, on Ukraina kontrolli all. Selle laigust kilomeetrite kaugusel läänes asub Aleksandrovka, täpsemalt 23 kilomeetri kaugusel. Täiesti puutumata, välja arvatud ehk mõni juhuslik infiltratsiooniüksus, mis suutis rindest kaugemale pääseda. See on tegelikkuse moonutamine, mida Venemaa loob, et jätta mulje, nagu tal läheks Ukrainas paremini, kui tegelikult on. Üks kaart näitab täielikku kontrolli, teine näitab Ukraina rindejoont kilomeetrite kaugusel asulast, mille kohta Venemaa väidab, et see on tema käes. Siin on lahinguväljal selge vastuolu. Vene narratiiv on põrganud kokku reaalsusega ja reaalsus on see, et Aleksandrovkat pole vallutatud. Venemaa on 2026. aastal kaotanud 745 ruutkilomeetrit Ukrainast. Ja viimane pealetung, mis pidi Ukraina sulgema ja Donbassi kokkuvarisemise põhjustama, on põlvili surutud. See lahknevus ulatub otse Kremlini ning oleme seda sel aastal mitu korda oma silmaga näinud. Võtame näiteks Putini avalikult ja üleriigiliselt televisioonis edastatud kohtumise, mille ta pidas 3. juulil Vene relvajõudude kindralstaabi ülema Valeri Gerassimoviga.
Gerassimov ajas selles kohtumises täielikku jama. Miljonite Vene vaatajate ees ütles kindral Putinile, et Venemaa on alates 31. jaanuarist vallutanud 133 Ukraina asulat, mis moodustab umbes 3000 ruutkilomeetrit okupeeritud Ukraina territooriumi, millest 636 ruutkilomeetrit vallutati ainult juunis. Aleksandrovkas ja Huliopoli piirkonnas toimusid kiired edasiliikumised, rääkis Gerassimov Putinile, ning väide, et Aleksandrovka on langenud, tuli hiljem samal päeval, kuid see kõik oli vale. Nagu Kyiv Post märgib, olid lähimad Vene väed, tõenäoliselt infiltraatorid, sel ajal Aleksandrovkast 15 kilomeetri kaugusel. Ning taas tõestab seda ka Deep State'i kaart, mida me varem jagasime. Venemaa väidab, et edeneb igas rindesektoris ning esitab neid väiteid isegi siis, kui aktiivsed Ukraina pealetungid suruvad tema vägesid tagasi. Riia Venemaa tõi selle sama asja välja juba 30. juuni artiklis, isegi enne Gerassimovi ebatäpseid väiteid. Väljaande sõnul erinesid Putini hinnangud lahinguvälja tegelikkusele Ukrainas rohkem kui kunagi varem tegelikkusest. Putin oli sunnitud Venemaa edusamme teadlikult või tahtmatult üle paisutama. Väljaanne toob välja, et Konstantinivkas väitis Putin, et Venemaa kontrollib 96% asulast. Jällegi eksis ta. Konstantinivka püsib endiselt ning Venemaal kulub veel palju aega ja võitlust, et saavutada kas või ligilähedanegi kontrollitase, nagu Putin väidab. Tegelikkus on Venemaa juhilt käest libisenud. Ta elab oma maailmas, kas valetades, et hoida mõjuvõimu või lubades end teadlikult eksitada kindralitel, kes räägivad talle seda, mida ta kuulda tahab. Kuna oleme kaotanud 745 ruutkilomeetrit ja pole Aleksandrovka lähedalgi, on see kindel viis oma auaste ja ametikoht kaotada. Ukraina pealetung. 2026. aastal on toonud karmi reaalsuse, isegi kui Putin tahab seda eirata. Siin on näha, kui karm see reaalsus on. 1. augusti raportis Venemaa pealetungi kohta võrdles Sõjauuringute Instituut ehk ISV Venemaa territoriaalseid saavutusi 2026. aasta veebruarist juulini sellega, mida oli saavutatud eelmisel aastal. Numbrid näitavad, kui halvasti on 2026. aasta Venemaa jaoks läinud ja kui tõhusaks on muutunud Ukraina pealetungistrateegia. Veebruaris 2025 hõivas Venemaa 354,09 ruutkilomeetrit Ukrainast. 2026 aastaks oli see langenud 122,73 ruutkilomeetrini. Märtsis olid need arvud 203,74 kuni 23,04 ruutkilomeetrit. Suvi on Venemaa jaoks olnud veelgi hullem. Juunis vallutas see 30,02 ruutkilomeetrit ja juulis 37,85 ruutkilomeetrit, võrreldes vastavalt 481,87 ja 455,74 ruutkilomeetriga. Samadel kuudel 2025 aastal. Võib-olla märkasite, et jätsime aprilli ja mai välja. Selle põhjuseks on asjaolu, et nendes kuudes on midagi erilist. Venemaa kaotas mõlemal kuul aktiivselt territooriumi. Aprillis jäi see miinusesse 116,01 ruutkilomeetriga ja mais 281,1, mis viitab sellele, et just need 2 kuud olid ajad, mil Ukraina vastupealetung tõeliselt hoo sisse sai. Võrdluseks, Venemaa suutis nende 2 kuu jooksul 2025 aastal kokku vallutada üle 700 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi. See on Venemaa reaalsus. Aasta, mis pidi tähistama Ukraina kokkuvarisemist, on hoopis näidanud, kui nõrgaks on muutunud Venemaa edasitung ja kui hästi töötab Ukraina ründestrateegia. Kui rääkida nõrgenemisest, siis Venemaa ei suuda edusamme teha sellepärast, et saadab vähem sõdureid Ukraina kaitseliinide vastu. See ei ole olukord, kus taandutakse, et hiljem aasta jooksul tugevamaks rünnakuks jõude koguda. Kaotuste arvud näitavad seda. 3. augustil avaldas Zelenskõi, et Venemaa on 2026 aasta esimese 7 kuuga kandnud 225 500 kaotust. Võime teha natuke matemaatikat, et näha, mida see tegelikult tähendab selle perioodi kohta, mida ISV oma hinnangus käsitleb. Kõigepealt lahutame jaanuari kaotused, mida Al Jazeera andmetel oli 31 680, mis annab meile 193 820 kaotust veebruarist juulini. Järgmisena liidame kokku Venemaa selle perioodi saavutused. ISW andmetel ei ole need saavutused tegelikult saavutused. Selle 6 kuu jooksul on Venemaa tegelikult kaotanud 183,47 ruutkilomeetrit. See oli ootamatu, kuid see näitab meile, kui mõjus on olnud Ukraina pealetung. Olgu, proovime teist lähenemist. Oleme Venemaa suhtes lahked ja arvestame infiltreerumised saavutustena, kuigi mõne sõduri salaja asulasse toimetamine on kaugel sellest, et seda asulat enda omaks pidada. Kui arvestada ka infiltreerumisi, siis ISW andmetel on Venemaa hõivanud 379,85 ruutkilomeetrit. Nii et isegi selles Venemaa jaoks kõige paremas stsenaariumis on ta kaotanud 510,25 sõdurit iga ruutkilomeetri kohta, mille ta on Ukrainas veebruarist juulini vallutanud. See ei ole domineerimine, see on katastroof.
See on reaalsus, mida Putin ei taha aktsepteerida isegi kõige paremas stsenaariumis ja halvimal juhul on Venemaa ohverdanud üle 193 000 sõduri selleks, et aktiivselt territooriumi kaotada. Keegi poleks uskunud, et see võiks olla võimalik kogu selle Venemaa hooplemise juures, millega aasta algas. Aga see toimub ja siin on, mida see Venemaa jaoks tähendab. Kogu põhjus, miks Venemaa tahtis hoida territooriumi Ukraina lõunaosas, eriti seal, kus Dnipropetrovsk, Zaporižžja ja Donetsk kokku saavad, oli luua puhvertsoon, et toetada Donetski pealetungi. Idee oli lihtne. Luua puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal vägede ja varustuse saatmist Donetskisse, samal ajal sundides Ukrainat ohverdama sõdureid lõunas, keda ta eelistaks kasutada Donetski kindlustusvööndis võitlemiseks. Teoorias on see hea, kuid kui sinu plaan põhineb infiltreerumisel ja see satub vastamisi Ukraina geniaalse samm-sammud strateegiaga, laguneb kõik koost. Puhver on kokku varisenud ja selle tagajärgi tuntakse Donetskis. Venemaa pidi selleks ajaks olema kindlustusvööndi halvamisega selleks ajaks juba suure osa teest läbinud. Nii väitis Putin, kes oli seadnud septembriks tähtaja oblasti vallutamiseks ja lõpuks Donbassi kindlustamiseks. Venemaal on umbes 2 nädalat aega, et ime korda saata ja see eesmärk täita, sest nad pole endiselt Konstantinivka vallutamisele lähedalgi, rääkimata ülejäänud kindlusest. Vööndist. Muide, Donetski tähtaeg on nüüd detsembris. Ka seda ei juhtu. Mis siis juhtuma hakkab? Nüüd on Putinil käes Aleksandrovka kujuline probleem, sest Venemaa peab proovima tagasi vallutada 745 ruutkilomeetrit territooriumi, mille ta 2026. aastal Ukrainale kaotas. Ainult et Venemaa ei suuda seda territooriumi maismaal tagasi vallutada. Ukraina on kindlustatud ja Putini väed keskenduvad peamiselt Donetskile, kusjuures lõunasuunal on rünnak piiratud. Nii et tõenäoliselt näeme kogu 2026. aasta jooksul, kuidas Venemaa üritab õhurinnakutega Ukrainat lõunas nõrgestada, võib-olla valmistudes hilisemaks pealetungiks. Tegelikult on see lähenemine juba alanud. 2. juulil teatas Pravda, et Venemaa viskas Aleksandrovkale 7 õhupommi, hävitades 50 maja ja tappes 1 inimese. See on kummaline viis kohelda asulat, mille vallutamist sa väitsid päev hiljem, Venemaa. See on meeleheide. Venemaa on sunnitud toetuma oma õhustrateegiale, sest ta ei ole enam Aleksandrovkale piisavalt lähedal, et seda usaldusväärselt suurtükiväega rünnata või korraldada maismaapõhiseid rünnakuid. Ja see on kõik tänu Ukrainale. 745 ruutkilomeetri. Oma territooriumi vabastamine tegi haiget Putinile kui propagandistile, kuid see halvas täielikult Putini kui läbikukkunud strateegi. Nüüd saab Venemaa rünnata ainult õhust ja võib-olla on olemas riik, kellel on selle kohta midagi öelda. Huula on sekkumas. Mis on parim viis Venemaaga aastal 2026 toime tulla? Ära lase Venemaal sind esimesena tabada. Ole ennetav ja kõrvalda Vene oht enne, kui tal üldse tekib võimalus sulle midagi teha. Maailmas, kus heidutus näib olevat vähem tõhus, kui see on olnud 21. sajandi algusest saadik, on parem lüüa esimesena, kui saada ise löögi. Vähemalt see on Saksamaa uus lähenemine. Murangulise kohtulahendiga on Saksamaa andnud oma luureteenistusele õiguse rünnata Venemaad enne, kui Venemaa ründab Saksamaad. Ennetavad rünnakud on kohe algamas, kuid need rünnakud ei hõlma rakette ega pomme. Need hõlmavad uusi volitusi, mis on antud Saksamaa luureteenistustele. Parim kroon on see, mis ei tõuse kunagi õhku ega saa Saksamaad ohustada, kuulutas Saksamaa Bundestagi parlamendi kontrollikomitee esimees Mark Henrichmann enne otsustavat hääletust, mis määrab, kas Saksamaa valitsus annab oma luureagentuuridele uued volitused. Mõni tund hiljem olid hääled loetud. Uus seadus oli valitsuse poolt vastu võetud. Täpselt nii, nagu Henrichmann oli öelnud, et see peaks juhtuma. Saksamaa oli astunud suure sammu lähemale sellele, et anda endale õigus ennetavalt Venemaa vastu rünnata. Selle asemel, et alati oodata ja reageerida hübriidsõja strateegiatele, mida Putin on kasutanud Berliini vastu alates Ukrainasse sissetungi algusest. Reuters oli üks esimesi väljaandeid, kes sellest uudisest teatas. 12. augusti artiklis avaldas väljaanne, et Saksamaa valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab riigi luureteenistustele õiguse häkkida suhtlust, et nurjata välisvaenlaste poolt kavandatud operatsioone. See vastuoluline samm annab nii BND-le kui ka BFE-le, mis on Saksamaa peamised luureagentuurid, palju laiema juurdepääsu digisuhtlusele, samuti võimaluse koguda rohkem andmeid kui kunagi varem ja läbi viia seda, mida Reuters kirjeldas kui aktiivseid operatsioone rünnakute nurjamiseks. See viitab sellele, et Saksamaa ei kogu andmeid ainult selleks, et neile osutada ja öelda, vaadake, mida Venemaa plaanib teha. Sest olgem ausad, see kõik puudutab Venemaad. See uus seadus näib tähendavat, et Saksamaa luureagentuurid võivad aktiivselt läbi viia häkkimis- ja sabotaaživastaseid operatsioone, et takistada nende plaanide muutumist millekski konkreetseks.
See on revolutsioon ja ajalooline muutus Saksamaa lähenemises sellele, kuidas ta kasutab oma luureagentuure, kuulutas riigi siseminister Alexander Dobrindt pärast hääletust. On viimane aeg, et me viiksime end oma partnerteenistustega üle kogu maailma võrdsele ja konkurentsivõimelisele tasemel. See nõuab operatiivseid võimekusi ja aktiivseid volitusi, et tõhusamalt võidelda kaasaegse riigiterrorismi ja äärmuslike rühmitustega, lisas Dobrindt. Siiski on enne jätkamist kõige selle juures üks oluline märkus. Nagu Guardian oma Saksamaa viimast otsust käsitlevas raportis välja toob, on just Saksamaa valitsus see, kes on andnud heakskiidu uuele seaduseelnõule. See seadus peab enne ametlikuks Saksamaa poliitikaks saamist läbima veel täieliku parlamendi hääletuse. See võib osutuda komistuskiviks, sest toetus sellele sammule ei ole Saksamaal üksmeelne. Aga enne kui me uurime, miks see nii on, tuleb märkida, et see seaduseelnõu ei ole tekkinud tühja koha pealt. Saksamaa on juba pikka aega püüdnud oma luureteenistusi tugevdada. Raha oli esimene lahendus, millele kantsler Friedrich Merz jõudis. BND eelarvet 2026 aastaks on juba suurendatud 1,73 miljardi dollarini. Ja Merz on astunud samme, et leevendada BND-le kehtestatud piiranguid tehisintellekti ja näotuvastustehnoloogia kasutamisel. Ükshaaval eemaldatakse piiranguid. Seaduseelnõu ise on samuti juba mõnda aega töös olnud. 17. veebruaril teatas Politico Saksamaa sammudest oma luureteenistuste tugevdamiseks. Sisemiste väidete taustal, et need teenistused peavad saavutama teatud autonoomia taseme, et Saksamaa ei sõltuks teabe saamisel ainult USA-st ja oma Euroopa kolleegidest. Nagu Hinrichmann tol ajal välja tõi, me tahame jätkata tihedat koostööd ameeriklastega, aga kui USA president, kes iganes see ka poleks, otsustab tulevikus tegutseda ilma Euroopa partneriteta, siis peame suutma ise oma jalgadel seista. Nii et see uus seadus ei puuduta ainult ennetavate meetmete heakskiitmist. See puudutab Saksamaa samme, mida on vaja teha selleks, et kogu nende luurekogukond ei variseks kokku, kui USA otsustab luureandmete jagamisest loobuda. Meil on uue seaduse põhitõed olemas, aga need on uued volitused, nagu me neist seni aru oleme saanud. Saksamaa luureteenistustel on õigus rakendada erinevaid meetmeid, kui nad on avastanud käimasoleva vandenõu, teatab Politico. Need meetmed võivad erineda sõltuvalt vandenõu ulatusest. Süüdlaste ja nende toetajate paljastamine on üks lähenemisviis, mida teenistused saavad kasutada. See võib olla valik siis, kui vandenõu tõenäoliselt kahju ei põhjusta ning Saksamaa saab seda kasutada geopoliitiliste punktide kogumiseks nende vastu, kes võivad plaani taga olla. Venemaa. Muud võimalused võivad hõlmata vandenõus osalevateks tuvastatud isikute vara hävitamist, rünnakuks ette valmistatud lõhkeainete saboteerimist või isegi pärast rünnakukatset asjaosalistele valeinfo andmist, mis viib segaduseni Saksamaa vastaste luureteenistustes. Kõige selle juures on oluline piirang see, et Saksamaa poolt otsustatav vastus peab olema otseselt seotud avastatud algse juhtumiga ega tohi ohustada füüsilist turvalisust ega elu, lisab Politico. Reuters toob välja veel mõned üksikasjad, lisades, et uus seaduseelnõu näeb ette uued reeglid, mis võimaldaksid Saksamaa luureteenistustel paigaldada riigi poolt hallatavat tarkvara, mis jälgib veebipäringuid ja võimaldab telekommunikatsiooni jälgimist. Mitut tüüpi üksused, sealhulgas telekommunikatsiooniettevõtted, transpordiettevõtjad, finantsvahendajad ja digitaalsed platvormid võiksid samuti uue seaduse alusel saada korralduse nõudmisel teavet üle anda. Kõik see on selle nimel, et Saksamaa luureteenistused suudaksid teha seda, mida riik neilt ootab. Lüüa esimesena, lüüa tugevalt ja nurjata iga välisvaenlase plaanid. Siiski, kui sa seda kõike kuuled, võib-olla tundub sulle, et see uus seadus on natuke liialdus. Luureteenistuste volituste laiendamine on üks asi, aga anda neile näiliselt piiramatud õigused juurdepääsuks veebipäringutele ja telekommunikatsiooniandmetele on võimalik eraelu puutumatuse rikkumine. Mõne jaoks võib see olla samm liiga kaugele. Sa ei oleks ainus, kui see on sinu arvamus. Me mainisime, et Saksamaa uus eelnõu peab veel läbima täiskogu hääletuse parlamendis ja see võib olla takistuseks. Põhjus on selles, et selle konkreetse seaduse toetamine ei ole üksmeelne. TV tuub välja, et Saksamaa kodanikuõiguste ühing peab mitmeid eelnõu aspekte põhiseadusega vastuolus olevaks. Eriti mis puudutab ulatuslikke jälgimisõigusi, mida Saksamaa luureteenistused saavad. Eriti probleemseks peab ühingu ekspert Kai Dittmann nendele teenistustele reaalajas juurdepääsu andmist avalikule ja eravideovalvele. Selliste ulatuslike sekkumiste jaoks ei ole piisavalt ega selgelt määratletud piire, mis mõjutavad eelkõige lugematuid süütuid inimesi, ütleb Dittmann selle seaduse kohta. Lisades, et Saksamaa julgeolekuteenistustele küberoperatsioonide ja aktiivsete kampaaniate läbiviimise võimaluse andmine tuvastatud ohtude vastu hägustab põhiseaduslikke piire luureteenistuste, politsei ja sõjaväe vahel. Sarnaseid seisukohti jagab ka Clara Bühner, kes on vasakpartei sisepoliitika ekspert ja kuulub Merzi koalitsiooni opositsiooni.
Kuna luureagentuurid ei pea enam paljudel juhtudel asjaosalisi teavitama, ei ole tõhus õiguslik kaitse enam tagatud, kinnitab ta. Samuti on murettekitav, mida see seadus, mis annab Saksamaa luurekogukonnale rohkem vabadust, võiks rahvusvaheliselt tähendada. Politico toob välja, et Saksamaa spioonid on tavaliselt olnud piiratud agressiivsemate teabe kogumise operatsioonide osas, kuna rahvusvaheline kogukond kehtestas Saksamaale piirangud pärast teist maailmasõda. Need piirangud kehtestati selleks, et vältida natside tohutu spioonivõrgustiku poolt toime pandud kuritarvituste kordumist. Mõne jaoks Saksamaal ja ka väljaspool riiki oleks see uus seadus ohtlik samm eemale piirangutest, mis on hoidnud Saksamaa spioone kontrolli all üle 60 aasta. Selle väite vastuväide on see, et me ei ela enam 40-ndatel. Saksamaa on väga erinev riik võrreldes natside ajaga ning võib väita, et Euroopat ähvardab nüüd sarnane oht nagu natside ajal, ainult et see tuleb Putinilt ja tema imperialistlikult Venemaalt. Seda argumenti esitas Henrichmann enne hääletust, öeldes Saksamaa ZLTV-le, et me peame tõesti võimaldama oma teenistustel halvata ja välja lülitada ründedroon Venemaal või tehase, mis seda toodab, enne kui see suunatakse Saksa lennujaama vastu või ohustab inimeste elu ja tervist Saksamaal. Siiski on veel takistusi, mida tuleb ületada. Kas eelnõu suudab neist takistustest üle saada? Tundub väga tõenäoline, et see nii on. Mertsi koalitsioonipartei, kuhu kuuluvad Kristlik-Demokraatlik Liit, Kristlik-Sotsiaalne Liit ja Sotsiaaldemokraatlikud parteid, omab Saksamaa parlamendis enamust. Kui parlament naaseb septembri alguses puhkuselt, on oodata, et need 3 parteid suruvad seaduseelnõu oma ühise häälega läbi, hoolimata vastuseisust. TTW väidab isegi, et seda järgmist hääletust peetakse pelgalt formaalsuseks. Kui see nii on, siis võime üsna kindlalt öelda, et Saksamaa spioonid saavad peagi hulga uusi volitusi. Kuid küsimus jääb, miks see üldse vajalik oli? Me räägime teile täpselt, miks. Aga enne kui me seda teeme, tuletan meelde, et see on sõjasaade ja sellist sisu tuleb veel palju. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis võta hetk ja vajuta tellimisnuppu ning lülita märguanded sisse, et sa ei jääks ühestki videost ilma. Nii et me oleme nimetanud neid uusi volitusi, mida Saksamaa oma spioonidele annab, ennetavateks. See on tõsi selles mõttes, et need volitused lubavad spioonidel pooleli olevate plaanidega tegeledes tegutseda. Siiski võiksime väita, et Saksamaa uus seadus pole sugugi ennetav Saksamaa laiemas konfliktis Venemaaga ja selle riigi näiliselt lõputu hübriidrünnakute voo kontekstis. Me suundume Leipzigi lennujaama. 4. augusti hilisõhtul avastati Leipzigi lennujaamas 4 rootoriga droon, mis tiirles lennujaamas ja oli nähtud lennukite vahel hüljumas. Avastus sundis ühe lennuraja sulgema, kuna Saksamaa saatis drooni käsitlemiseks kohale pommiroboti. Siis tuli loosse veel üks pööre. Vene droon ei hüljunud suvaliste lennukite vahel. Need olid Ukraina Antonovi kaubalennukid. Järeldus oli ilmne. Leiti Vene droon, mis näis ootavat võimalust Ukraina lennukid platsil hävitada. Vähemalt oli see paigutatud lennuraja kõrvale, et olla ohuks Saksamaale. Seekord droon ei teinud midagi. Järgmisel korral me oleme just tõestanud, et suudame droone teie lennujaama toimetada. Siseminister Dobrindt hoiatas pärast juhtunut uue ohutaseme eest, kuid ei väitnud otseselt, et selle taga oleks Venemaa, vaid ütles, et sündmus võib olla seotud välisriikidega. Kõik said aru, mida ta sellega mõtles ja 10. augustil kinnitas USA luure, et nende arvates oli Venemaa Leipzigi drooni intsidendi taga. Saksa väljaanne Bild väitis samuti, et juhtumit uurivad võimud leidsid sündmuskohalt DNA jälgi, mis vastasid proovile, mis oli võetud süütepommilt, mis saadeti 2024 aasta juulis DHL-i kaudu samasse lennujaama. See ei paista olevat veel iseseisvalt kinnitatud, kuid juba ainuüksi see, et selline süütepommi katse üldse aset leidis, lisaks hiljutisele drooni intsidendile, annab olulise vihje, miks Saksamaa annab oma luureteenistustele uusi volitusi. Venemaa hübriidsõda Saksamaa vastu on eskaleerumas. Dobrindt on seda ka ise öelnud hüüdes. Me ei ole sõjas, kuid me oleme iga päev hübriidsõja sihtmärgiks. Spionaaž, sabotaaž, küberrünnakud või välisriikide varjatud operatsioonid, mille eesmärk on Saksamaa destabiliseerimine või otsese kahju tekitamine, on pidev reaalsus. Ta ei eksi. Kuigi 2 juhtumit Leipzigi lennujaamas võivad olla ühed silmapaistvamad, on Saksamaa pidanud tegelema liiga paljude hübriidsõja juhtumitega. Nende juhtumite arv ja ulatus on mitte juhuslikult kasvanud pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainasse ja Saksamaa avaldas toetust riigile, mida Putin tahab rõhuda. Seda kinnitab riigi sisejulgeolekuameti 2025 aasta aruanne. Muidugi on mainitud ametil teatud kallutatus, kuna ta taotles tol ajal uusi volitusi. Siiski pole väide alusetu. Numbrid näivad seda kinnitavat.
2026 aasta veebruaris avaldatud raportis uuris rahvusvaheline terrorismivastase võitluse keskus suurt hulka Euroopa riikide vastu suunatud hübriidsõja juhtumeid. Selles öeldi, et ainult 2025 aastal Saksamaa registreeris 320 sabotaažikatset. Kuigi alati ei suudetud kindlaks teha, kes nende sabotaažikatsete taga oli, tõenäoliselt seetõttu, et selle luureagentuurid peatati enne, kui nad suutsid piisavalt sügavale kaevuda. Siiski on 320 juhtumit aastas väga lähedal sellele igapäevasele ohule, millest Dobrindt räägib, ja see number hõlmab ainult sabotaaži. On olemas küberrünnakud, droonide sissetungid ja muud hübriidsõjavormid, mis muudaksid igapäevaste rünnakute väite kergesti usutavaks. Tegelikult, kui me lisame küberrünnakud arvestusse, siis on igapäevane hinnang tohutult alahinnatud. Täpsem oleks öelda, et rünnakud toimuvad iga tunni tagant või isegi iga paari minuti järel. 12. mai raportis Euronews avaldas, et Saksamaa registreeris 2025 aastal 334 000 küberkuritegevuse juhtumit, millest 2/3 olid kas kinnitatud välismaalt tulnud või toime pandud tundmatutest asukohtadest. Dobrindt märkis, et paljud neist rünnakutest olid pärit Venemaalt, kui ta taaskord kutsus üles uue seaduse vastuvõtmisele, mille Saksamaa on nüüd peaaegu vastu võtmas. Kokku, nagu Euronews ütleb, arvatakse, et need küberrünnakud põhjustasid ainuüksi 2025 aastal umbes 230 miljardi dollari väärtuses majanduslikku kahju. Need statistilised andmed paljastavad hübriidohu tegeliku ulatuse, millega Saksamaa nüüd silmitsi seisab. Ja see oht on nii tõsine, et Reuters teatas juulis, et riigi siseministeerium tõstis Saksamaa julgeolekutaseme abstraktselt ohutasemelt kõrgele ohutasemele. Praktikas tähendab see uuendus, et Saksamaa peab igal ajal arvestama rünnakuohuga ning nende rünnakute plaanid on nüüd selgelt äratuntavad, väidab Dobrindt. Siin näeme Saksamaa tõelist õigustust oma uuele seadusele. Aastakümneid on nende luureteenistused olnud piiratud, sundides neid enamiku teabe saamiseks tuginema välistele allikatele. On selge, et see lähenemine ei tööta nii hästi, kui Saksamaa seda vajab. Kui see töötaks, siis ei registreeriks riik üle 300 sabotaažiakti ja sadu tuhandeid küberrünnakuid ühe aasta jooksul. Ja kindlasti poleks ta rõõmuga leppinud 230 miljardi dollari suuruse majanduskahjuga viimase tõttu. Saksamaa soovib mitte ainult kõige selle juhtumist takistada, vaid ka toimepanijaid aktiivselt karistada, saates sellega sõnumi, et Saksamaaga ei tasu enam jamada. Kuid asi läheb veelgi sügavamale. Kui Saksamaa vaatab hübriidsõja juhtumite kasvavat arvu, mida ta registreerib, ei näe ta ainult Venemaa katseid hirmutada ja mõjutada. Saksamaa näeb eskalatsiooni ning see eskalatsioon viib Venemaa, Saksamaa ja võib-olla isegi kogu Euroopa palju laiemasse sõtta kui see, mis praegu Ukrainas möllab. Saksamaa ütles palju 2026 aasta alguses. Üks lekkinud raport, mida kajastas United24 Media jaanuaris ja mille oli koostanud Saksamaa kaitseministeerium, tõi välja, et Berliin ootab, et temast saab üks esimesi Venemaa hübriidsõja suuremaid sihtmärke, kuna ta on NATO peamine logistikasõlm Euroopas. Lisaks võib see eskaleeru hübriidsõda olla ka ettevalmistus tulevaseks sõjaliseks vastasseisuks. Dokumentis märgitakse, et Saksamaa võib tõenäoliselt silmitsi seista relvastatud droonide, kaugmaarakettirünnakute ja isegi eriüksuste rünnakutega pärast Venemaa pealetungi NATO idatiival. Kokkuvõttes on Saksamaa üha enam veendunud, et sõda on tulemas ja selle sõja algatab Putin, täpselt nagu Ukrainas. Kui jõuame juunikuusse, siis Saksamaa sõjaväe juhtkonnalt tulid endiselt hoiatused. Riigi maaväeülem kindralleitnant Christian Freuding on juba väitnud, et kõik 32 NATO liiget on nõus, et Venemaal võib aastakümne lõpuks olla võimekus korraldada suur rünnak NATO territooriumile. See annab Saksamaale ja tema liitlastele tähtajaks 2029, et selliseks rünnakuks valmis olla ning Venemaa takistamine varajases faasis luureteenistustele suuremate volituste andmise kaudu aitab sellele kaasa. Mõni kuu hiljem üks Saksamaa juhtivaid sõjaväelasi, kindral Carsten Breuer, ütles Wall Street Journalile, et Venemaa on süstemaatiliselt kasutanud droone Euroopa õhutõrje testimiseks ja NATO reageeringute kontrollimiseks. Haltzooni kampaaniat on intensiivistatud, kuulutas Breuer. Ja see, mis juhtus Leipzigi lennujaamas, oli täiuslik näide. Venemaa kasutab neid teste oma taktika täiustamiseks tulevaseks konfliktiks, lisab Saksa kindral. Berliini kõrgeimad sõjaväelased ei saaks seda selgemini väljendada, isegi kui nad karjuksid seda katuselt. Nad usuvad, et sõda on tulemas ja Venemaa hübriidtaktikad on alles algus. Saksamaa peab olema valmis vastu võitlema, kui aeg käes on, ja praegu oma territooriumil toimuva lahendamine on võtmetähtsusega samm. Jällegi, kõik taandub sellele, mida me video alguses ütlesime. Reageerimisest enam ei piisa. Samuti ei piisa ainult NATO heidutusele lootmisest. Saksamaa jaoks on vaja ennetavat lähenemist, et näidata Venemaale, et ta ei saa lihtsalt eskaleerida ja oodata, et mingit vastust ei tule. Kui Saksamaa parlament seaduse vastu võtab, jõustub see mingil hetkel 2027 aastal. Siis näeme, kuidas Putin reageerib, kas ta taganeb või eskaleerib veelgi.
see ongi suur küsimus, kuid üha selgemaks saab, et Venemaa pidev NATO karu torkimine on muutunud nii järjepidevaks, et karu on ärganud ja valmis hammustama. Suuri muudatusi ei tee ainult Saksamaa. Poola valmistub astuma tohutut sammu, mis raputab Kremlit põhjani. Mis samm see on? Selle saad teada, kui vaatad meie videot. Aga enne kui lahkume, loodame, et sulle meeldis see analüüs Saksamaa uutest spiooniseadustest. Kui meeldis, siis miks mitte tellida sõjasaade? Me avaldame selliseid videoid iga päev. Ja aitäh vaatamast!